päike naeris, nüüd vihma piskul loobib tuu. On tujukas ilm, mis sest, et alles naersid, nüüd nutu võru ümber suu. Vihma viskab väike ja kui ta kukub pähe, siis haigeta suuremat ei tee. Kuid su piisalad on ja nii, siin on Klišeerik, siin on Max, mina olen ka ja me räägime põlenud majast, põlevast majast Tartus. Sa võid jätkata seda põleva maja juttu siis? No ei ole palju jätkata, seal põles. Räägi uuesti. Räägi eelmine. No maja põles. What? Tookord, muidu on suht igava tookord, kui see maja põles, oli suht huvitav. Oleks koha peal näinud, oleks palju põnevamalt. Mixtape on If Fire. No jah, igatahes Klišeerik ja Max on siin, on sel aasta kõige soojem ilm, ma käisin pusaga ja mul peaaegu ei olnud üldse külm. Reede on alanud, kevad on hinges, aega on täna grillima hakata. Ma veel. Mis sa tegid, sa ajasid ümber? Ei, aga pane see veits lähemale mulle ja... No see on vähemalt õige Eesti munni suurusega, vaata. On kõver ka. Ega seda ei olegi teada, et kui tihti need munnid üldse sirged on. Kas teile ka koolis inimeseõpetuse õpetaja ütles, et kui vaatate pornot, siis ärge laske ennast heidutada, et see on opereeritud peenis, et opereeritud. Ma ei mäleta, aga mulle ka ei öelnud. Selles tunnis oli liiga naljakas naerda lihtsalt mingi kondoomi peale. Noku. Kas te käisite naiste nõuandlas banaani peale kondossi panemas? Ei käinud. Meil oligi see koolis. Aga tegelikult vist oli kurk. Ajad on muutunud. Koolis on seksuaalõpetus. See on ju propageerimine, kui sa pead panema kondoomi peale. Tegelikult küll, jah. Lastele... Ma ei taha, see on minu meelest satanistlik. Seks ei ole laste jaoks, eks ole? No sa teed seksi, et saada lapsi, nii et... No jah, kuskilt tuleb õppida. Kuidagi peab ära õppima selle seksi asja. Kus te õppisite? Trial and error. Kindlasti, koolis. Inimeseõpetuse tunnis. Mis su inimeseõpetuse õpetaja nimi oli siis? Merilin just oli korra. Ta mängis League of Legendsit ja WoW-i. Kummast ta parem oli? Kas ta oli sinust parem lollis või? Ma ei mänginud lolli, aga ta oli see... Kuidas neid mängi kutsutakse mingi? Moobad. Jah. Ja ta oli veits emo. Okei. Aga ta oli nagu noor tüdruk siis või? No, võrdlemisi. No mingi ajal 30 kuni 35. Aga nagu hot või? Ma loodan, et ta ei vaata seda täpselt sükke inimene, kes vaataks teie kanalit. Aga... Kas see oli kompliment või oli kriitika? Ei, see on kriitika, ta oli fakt. Tõlgendamise küsimus on. Jah. No võt. Ei, ta oli lahe. Ta oli lahe, kui õpetaja mängis arvutimänge. Mis koolis te käisite? Saku gümnaasiumis või? Jah. Kuidas hindate taset siis? No minu enda oma oli suht madal. Aga see kooli oma, ma ei tea. Ei, nad ütlesid, et Saku gümnaasium on eliitkool. Õpetajad ütlesid. Või mingi õpetaja. Mikrid kajavad, ütleb keegi. Putsi, no selge, kuulame. Rääkige nüüd uuesti. Mis me siis tegema peame tässitu võtta? Oota. On jah, topelt. Sul on vist ma tean 2 channelit jooksevad. Teeme anekdooti, kas ma võin? Ei, ma teen background noise. Ei, anekdoot, kuidas saada surnud beebi vee peale ulpima? Ma ei tea. Okei. Nüüd on korras või? Oleks Tehke korda. Oleks Vitul Vares, oleks Kopsik. Meil on 2 channelit kuskilt. Mikrid kajavad. Lase talle seda feedbacki.
Saab aru võib-olla. nii, näe vaata. 1-1-1-1. Jama lugu raisk. Mingi feedback tekib. No siis tuleb korda teha. Ei, see on sellepärast su läpakas mängib seda praegu. Aga muidu on korras või? Kinni, jah? Ei, läppar on kinni. Heli on kinni. Aga kommentaarigi chati, kas ja öelge, kas Kajab on korras. Äkki see oli mingi ühe idioodi arvamus lihtsalt. Öeldi, et te tõite autotune'i kaasa endaga. Aga ei kasuta autotune'i. Ühes klaas kasutanud. Ausalt, jah. Kas ta siis kui ei ole, jah. Aga kas see on siis nagu Kajab ikka veel või? Vahet ei ole ju. No jah. No me raiskame aega. või no on vahe ju. Natuke on vahe, jah. See on Kaja või? Ma ei tea, äkki lihtsalt. No selge, mul on üks mõte veel, oota. No ühesõnaga, kuidas saada surnud beebi vee peale ulpima? Ma ei tea. Võtad jala pealt üle? Kõik minu omad on siuksed, mida ma ei taha öelda nagu. Okei. Jah? Rahvus, kuidas teil läheb, täna on reede? Mis täna toimub? Kauplusajas ja lammutamine või? Ma ei kuule. See on hea akvaar, teil oli veits seda. Kõik, kes tegid paari selle mõtlema peale TikToki tehke häält. Keegi ei teinud. No see oli veits siit arvata, et kõik tegid. Aga tavaliselt on niimoodi, et teevad just vuu, et teha vuu nagu. Inimesed kuulasid. Jah. Ma on veits vässu, ma ei saa mitte sitta korra. Mingi jama on seal. Võib-olla peab streami kinni panema. Nüüd on nii palju parem. On küll. Nii. Kui nüüd korda ei teinud, siis ei juhtunud munnigi, siis kuulame, siis teeme Kajaga edasi, on väike efekt peal. Pange efekte juurde vist. Äkki see jama, et see... Tasa? Korras on. Korras on. Räägi sa. Nüüd on korras, jah. No selge. Oleme nüüd lahendanud tehnilised komplikatsioonid. Kas te olete nüüd rahul? Anekdoodid on räägitud. Mis me nüüd siis teeme? Mis nüüd teha siis, kui asjad korras on? Makarone. Millised makarone sa tahaksid teha? Tavalisi. Hakklihaga tegelikult. Ei no, ta mõtleb võib-olla sorti nagu. Soja, hakkliha, küünal. Makaron ongi sort. On või? Ja makaron on see, mis on see, makaron. Muidu on pasta. No ja siis hakklihaga. No selge. Mis sul lemmik pasta sort on? See nagu see lai lapik spagett, ma ei tea, mis see nimi. Mulle meeldib see vedru. Linguine. Vedru. Fussiili on vedru, jah. Kuidas sa tead? See tüüp teab igat. Okei, mis see toru on? Toru. Penne. Okei, ta on kõik pastasordid peas. Sa käid Vapianos tihti söömas, või? Ei käi, harva käin. Lihtsalt ise ostad makarone. Ma lihtsalt tean mingeid täiesti suvalisi asju. Ma tean näiteks sellist asja, mulle üks sõber Keilast ütles mulle niimoodi, et Keilas käiakse peol ja tehakse aineid ja kui Sakul käiakse peol, siis juuakse täis ja nikutakse. Et kas lükkate ümber või... Sakus juuakse ja siis tehakse veits tossu. Ja kogu lugu või? Jah. Ei no pidu on ikka, aga ma ei ole küll kedagi näinud naisi nikkumas Sakus. Ja Sakus näitas on. Okei. Ei no jah, mitte minu silme all. Selge. Kuidas siis hindate lapsepõlve Sakus, et oma lapsega kasvataksid Sakus üles? Jaa, absoluutselt. Nagu, see nagu... Ta on nagu vaikne, aga ta ei ole kaugel nagu linnast vaata. Mul on küll, ma mõtlen, et ma Keilas kasvades, mul on küll nagu
ei tahaks küll oma last sinna kohta Keila on suht erinev ka Sakust. Mille poolest? Saku on nagu siuke eramaja. Keilas on ka eramajad tegelikult. Yeah. No selle poolest, et noh, Sakus julgeks last kasvatada, Keilas mitte. Yeah. Ma ei tea, Keila on nii väga muutunud, meil on juba Keila TV ja asjad, et sinna tuleb nüüd kaubanduskeskus ja Keilasse tuleb kaubanduskeskus, nagu ma ütlesin, ega sinna rohkem ei tule midagi. No võt, tuleb konkurents. Kinoga koos vist isegi. See on küll ju mõttetu. T1 tuleb. No ütle seda sellele vennale, kes 30 milli sinna alla paneb, et mina ei ole see vend. Muidugi Keilale omaselt näeb see muidugi siuke täiesti keskmine välja. Ma olen näinud eskiise. No Saku... Millal Saku kino tuleb, Ma ei tea, miks peaks tulema. See on ka muidugi küsimus, jah. Sakus saab lihtsalt nii palju kino. Sakus ju... Millal Keilasse tuleb õlletehas? Keilas on lehe põhimõtteliselt siis, kuidas nüüd ilusti öelda. See on mingi kelder lihtsalt äkki. Ja Harju Keki platsi peal mingi koht on. Kuidas nüüd öelda, lehe pruulikoda, vaese mehe põhjale või ühesõnaga suht suvaline pruulikoda, aga siiski olemas. Ei, vaata, peaasi, et see Sauelt ei ole. Sest et vaata, Saku ja Keila on nagu normaalne, me saame läbi oma vahel, aga kas Sakul ja Sauel on beef? Sest nagu... sest et Saue on minu lamp. Kas te ei leia Keilas, et... On siuke low-key nali on, et nagu, no umbes, et kui tüüp mingi vend on nagu täiesti mingi mõttetus, sest on Sauelt tahate. Tuleb see peol, kuradi rääkima ja siis sa oled mingi Sauekad. Saue on Keila ja Saku puudega väike vend. Siin on tekkinud küll ja mingid need kuradi moodulmajad. Aga tegelikult ka arhitektuurihuvilistele, siis Sakus on nõukaaegsed arhitektuuripärle. Kuidas ma nüüd selgitan, ma ei tea, võib-olla saad aru. Kui tuled Selverist, sõidad tagasi Saku kesklinna, siis pöörad enne seda suurt teed paremale, nagu mingi suva tee pealt, siis seal on siuksed ka nagu rida elama moodi või siuksed ühekordsed. Ma ei mäleta. Pruunid äkki. Võib-olla valged, jah. Elasid valges rida elamus Sakus. Nõukaaegses või? See on suht vana, ma ei tea, kas see nõukaaegne on. Sa mõtle väike pargi tänavad. Ühesõnaga, seal on... Mis seal on? Arhitektuuripärlid on. Nagu huvitavad ehitised Nõukogude Liidu ajast. Ja seal oli mingi näituse või mingi lillepaviljon. Ma tean, mis sa mõtled, jah, mingi näitus, mingi huinjur. Seal oli lõpuks sise skatepark, mis pandi põlema. Okei, seda maja ei ole enam või? Nüüd ehitad, no see oli nagu sitas seisus seal, jah, no kinni vaata, mingi ehitatud tattidena käisime, põletasime autoreffe seal. Ja siis nüüd tehti nagu sarnase disainiga, siuke hästi huvitav katus oli nagu, mis koosnes mitmes mingis nagu paneelis, ma võin pilti näidata. Ma tahaks, jah. Ja ehitati vallavalitsus sinna. Ja siis vallavalitsuse maja, ehk siis nagu instituut, sellest tehti gümnaasiumihoone. Ehk siis meil on Sakus 5 lasteaiahoonet ja 1, 2, 3 koolihoonet, gümnaasium, põhikool ja algkool. No võt. No oleks ka lapsi saada siis seal Sakus. Tulebki teha, ja mitte Keilasse siis oma lapsi paigutada või? Näitan sulle, äkki ma leian. No vaata välja, jah. Kuulge, olge veits vaiksemalt, please. Kris. Nii. No... Selge. No eks sa näita, kui sa selle üles teed. Siukene oli see. Näita. Jaa, just. Jaa, seda sama mõtlen. Ja seal oli mingi paviljon ja siis see ehitati sise skatepargiks. See oli jumal äge nagu. Türa, täiega lahe. Või nagu öelda läks põlema, ma arvan, see oli mingi kuradi kinnisvara see kuradi kindlustuspettus. Et saaks uue maja ehitada või? Ei, et plekki sellest saada, ma ei tea. Ja siis... Nagu Balti jaamas lähevad need puitkad lähevad põlema ja siis kerkib üks 6-kordne maja sinna. Aga võib-olla ma teeks ka nagu. No jaa, ja siis nüüd on nagu sarnane, oota, ma näitan sulle, milliseks Saku valla valitsus tehti. Kes sellest on foto? Ja, no siuke
noh, saad aru, et nagu katus on sest sarnane ja noh, ka vaata punasest tellisest. Väga lahe. No selge, ongi olemas siis arhitektuuripärl Sakus. Minge vaatama, mis aadress on? Teaduse tänava, vaata, ka ütlen. Nii. Juubelitammede tee 15. Okei. Juubelitammede tee. Wordplay. Ei ole wordplay, aga ei ole, lihtsalt veider. Aga mis on pargikuus, kas see on mingi koht või? Ja ma arvan, mu õde joostati seal, aga see on üks tänav. Aga see point oli see, et see tänav on vaata igas nagu Alevikus linnas. Igal pool, et ükskõik kui me lähme, me teame, et siin on nagu pargi tänav, on ju. Ja kuus, noh, ma ei tea, see kõlas nagu kõige helilisem. Aga tuli välja, et nagu no Eerik elas pargi tänaval seal Sakus ja minu vanemad kohtusid pargi tänaval ja vist nagu elasid siis pargi 6 või mingi isa elas pargi 6 või midagi ja ema elas ka pargi tänaval. Ma vaatangi kohe Mapsist. Selge. Mis on Mapsist, vaata? Saku pargi 6, mingi suvaline Rušovka. See mingi pruun maja või? Ei, no Telliskivi maja. Seal elas mu isa vist. Mu isa, mu ema käis siis nagu mu isa ja ta pere juures seda Vaprad ja ilusad vaatamas. Miks tal ei olnud endal kaabeltelevisiooni või? Ei, no mis see oli mingi kuradi 90-ndatel, ei, midagi sükest, 90-ndate algus. Aga kus Tallinnas pargi tänav on? Ma arvan, need mingi 3 tükki. No kurat, ikka 1 peab olema. Vaatasin ka üle, mis on Keila pargi 6, vaatasin ka kohe järgi. Igal pool on. Jaa, Keila kool asub pargi tänaval, kus ma ka koolis käisin. No selge, igal pool on pargi tänav, selge see. Kohe ma ütlen, kuskil on mingi statistika ka sellest. Minu arust see oli nagu üle 100 pargi tänavas. Pole täiesti kindel. Pargi tänav on tänav järgmistes Eesti asulates. Pargi Abja Paluja, Abla Paulaja, Elva, Haapsalu, Jõgeva, Jõhvi, Järvakandi, Keila, Kiviõli, Kohtla-Järve, Ahtme linnaosas, Kuressaares, Kärdlas, Mustvees, Narva, Jõesuus, Narvas, Otepääl, Paides, Paldiskis, Põltsamaal, Põlvas, Pärnus, Püssis, Rakveres, Räpinas, Raplas, Saku Alevikus, Sindis, Suure-Jaanis, Särevere, Türi vallas, Tallinna Nõmmel, Hiiu asumis, Tammsalus, Tapal, Tartu kesklinna ja Karlova linnaosa piiril, Tartu valla Vai Alevikus, Viljandis, Virtsu Alevikus, Lääne-Ranna vallas, Võhmas. Räpp. Tuli väike räpp, jah. Aga selge, no siis on teada, et see kõnetab igaüht, ma saan aru. See oli natuke, point ka, et aga mitte, et teeme laulu, mis kõnetaks kõiki. Jah, aga kuigi kui me tahame point oli teha nagu mingist majast aadressist nagu pidu ja siis otsustasime selle järgi, mis võib olla kõige nagu. Aga no tegelikult kui niimoodi võtta, siis suhteliselt paljusid inimesi kõnetab teie muusika, aga ma eeldan, et see ei ole taotlus. Nagu otsene taotlus, et teeme sihukest asja, mis läheks täiega peale. Absoluutselt mitte, nagu võib-olla see lähebki peale, me oleme noored, need inimesed, kes seda kuulavad, on noored. See on nagu ilmselge, et samastume nagu. Muidugi meie muusika oleks kindlasti palju erinev, kui inimesed kuulaks palju erinevat, palju nagu teistsugusemat mussi Eestis. Aga no jaa, aga sest et ka meie tuleme sellest mussist, mida me oleme tarbinud nagu tatina. Ja selleks on mingi Eesti muusika, Electronic Crew. Oi, plää. Hei, kas sa ei kuule? Siis tuleb see tšikk-räppima ka sinna, vaata. See on nii kõva video. Teeb selle asja, vaata. Mis see oli, mingi White Kitty oli ta nimi vist? Jaa, White Kitty raisk. Ma ei tea, kas tänapäeval lendaks siuke nimi. White Kitty. Ma ei tea. Ikka lendaks. See oli retooriline küsimus. Et no ma ei tea, kui teeks mingi sitaks head asja, siis Okei, Electronic Crew on siis, ma saan aru, suur inspiratsioon
Klišeeriku ja Maxi muusikale. ei LMFAO LMFAO jah tead küll ju every day I'm shuffling Kas Party Rock Anthem on ka või? jah Ikka tean jah Sorry for party rockin jah Teda ei tea okay. Aga mis on siis mis te muusikakoolis õppisite? ma läksin kitarri õppima ja ma kukkusin 8-9 aastasena muusikakoolist välja ma jäin istuma muusikakooli ma läksin ka kidra õppima ma jäin ka istuma aga ma ei tea nagu hale või nagu see oli niimoodi et kuulge me jätame istuma eks minu mu ema oli mis mõttes ta pole isegi ühtegi sitta enne et siis järkapäev pani kuradi solfeetsio õpetaja kidra õpetaja pani mingi kuradi kahed sisse mulle lihtsalt ja siis ma olin mingi nojah ma hakkan räppariks siis teadis juba aga ma failisin aga sa siis nagu ja siis ma õppisin kannelt aga sa siis nagu hablad kitarri seal on kitarri ja võin proovida või jaa ühte laulu ja sa õppisid kannelt või? no ma õppisin aasta aega kidra siis ei viitsin enam ma ei tea miks ma arvan mu vanemad kinda nagu pushisid mind kandle peale ma ei tea miks aga see on nagu kõige süütutamate kannel või? ei aga tead sa kui kõva see oleks nüüd tõmmata mingi remixi ajal kannel aga ja siis ma lõpetasin see ära siis see õpetaja oli veits nagu mitte pedo vaid ta nagu sundis mind mängima nagu ma olin üle töös nagu mu tund sai läbi ja ta oli minuga seal tund aega niimoodi et sa ei lähe enne ära kui sa selle ära ei mängi oi siis ma mingi nutsin tal midagi paremat nagu ei olnud teha kui nagu nussida su ajus aga kuulame siis medikis käes võtta. no väga kena sellest saab hea TikToki klippi Oskun väga väga ei oska mis laul see on? Today is gonna be ei see on Torm Termikas Boulevard of Broken Dreams see ei ole Boulevard of Broken no Lonely Road and a I walk alone I walk alone mis see kevadus imelik paneks Wonderful imelik Anna ma panen ka ühe palutakse juunikuu lund aga seda ma ei oska kidra ära nagu ma ei õppinud seda musakoolis vaid ma ostsin kunagi hoida mikrit jah ma saan nagu laulda Sinne vilkur päästab meid keegi korteri on täitsa tühjaks tein Sinine vilkur peatab neid aitab küll See on kõik kodus plaksutage palun mis asi? Babylost mendid, aga lihtsalt parem. See on tsensuuritud versioon, aga ma ei õppinud kitarri musakoolis, vaid see, mis ma praegu tegin, oli see, et ma ostsin kunagi igavuses kitarri endale. Fenderi kitarr, ma arvan, hästi sitt. Aga kuidas siis, ei Fenderi saa sitt olla, pidi Squire olema siis? Ei Fender, aga mingi 300 eurine süke. Väga akustiline kitarr, aga ma ei tea, kas on nagu kitarr olemas, mille nagu need keelevahed on suuremad, sest mul on suht fat fingers nagu. Jaa, selle nimi on basskitarr. Ma ei taha... Aga kui sa juba oled, kuradi... Aga kui sa juba oled, kuradi... Ma tahaks nagu, vaata, ma muidu oskaks küll... Must mees valge vehe nahas, siis võiks juba bassiga mängida. Siis võib seda sõna ka öelda. Mine kusele.
selle sõnaga on küll siuke asi, et kas te olete tähele pannud, et seda sõna, et keskealine Eesti mees otsib nagu võimalust, et seda öelda. Muidugi olen tähele pannud, jah. Fishib seda varianti, vaata. Ja see on Linnar Priimägi. Kui tema isa võis seda kasutada, siis tema võib ka. Ei, see on mu lemmik, jah. Mul oli kunagi niimoodi, et käisin sõiduõpetajaga, käisin lõppastme koolitust. Käisid ära või kusel? Okei, aga sa võid minna. Pane pudelisse. Lõppastme koolitusel ja siis tuli sinna, küsis, kus see mees läks? Ma ütlesin, et see must tüüp, et ta läks tualetti vist. Mis must tüüp? Neeger. Loe onu Tommi Onnikest, loe Pipi Piksukat. Eesti keeles on ilus sõna neeger. Eestikeelne sõna. Ja ma nagu mõtlen seda, et... No raamatus on kirjas. et see nagu... see on okei, et sulle meeldib neeger öelda, aga kas sa pead nagu parandama mind, kui ma ei ütle? See on nagu keele poolest ka nagu minu meelest inetu või kole sõna ka nagu. Aga see on muidugi ka väga suupärane sõna, et mustanahaline on oluliselt ebasuupärasem sõna. Aga siis võib lihtsalt must öelda, mis on. See on ka väga fucked up, et eesti keeles must tähendab kahte asja nagu. Nagu räpane, jah. Räpane, aga jah. Ma mäletan, et whatever. See ma hakkasin mingi soome keele asja rääkima, aga see ei ole ikka õige. Ma oskan soome keeles ainult ühte, mul on enda mõeldud lause, ma ütlen sulle seda. Haista saatana vittu pieni muna homo, kuidas meeldib? See ei ole sinu enda välja mõeldud. Ei no, ma olen selle kokku pannud erinevatest. Okei, no grammatiliselt on õige, aga ma sain kõigest aru. Ei olnud, kuidas see vale siis on? No sa ütled nagu asju lihtsalt, nagu see on komadega siis või? Ei, ma mõtlesin, et see on lause ikka. See oli loetelu ikka praegu mingitest sõnadest. Rohkust loetelu. Oli või? Ei ole. Mitte uuesti. Oota. Haista saatana vittu pieni muna homo. Haista saatanan. Saatanan. Vittua. Vittua. Mis siis oli? Pieni muna homo. No basically. Saatanan vittua, okei. See on nagu jah, kui sa ütled lihtsalt saatana, siis see on nagu eesti keeles saatan. Nagu selles keeles on mingid käänded. No ega väga hea, saingi targemaks siin täna. Ehk siis sina mängisid Kannelt ja Max mängis kitarri muusikakoolis. Sa ikka istuma muusikakoolis või? Ei, ma hüppasin nahku sealt lihtsalt. Okei, aga poistekooris käisid või? Kes poistekooris... Ma käisin mingi üle 10 aasta. Kes teie poistekooris juht oli? Kontsertmeister, Liide Rahule ja Tomi Rahule ja Hirvo Surva omas käisin ka. Mul oli... Liide ja Tomi oma oli äge nagu. Ma käisin Tea Paluaja omas. Päriselt? Lahe. Niuka ta on? Tead küll, kes Tea Paluaja on. Ta on väga lahe. Teadis, mis ta tegi. Mis värki ta ajab siis, mis ta teeb? Ta teebki poiste ja meeste koori nagu... Lahe. Mis sealt on? Jüri Pootsman käis seal minu arust. Tallinna poistekooris käis mingi... Ma tean ja seal on nii palju rohkem inimesi käis. Tal on alati iga kord, kui ma mainin seda, ma käisin Rapla poistekooris, ta on nagu Tallinna poistekooris oli mingi palju räige. Nagu oli. Fakt. No me käisime kuradi Prahas, me käisime Venemaal, me käisime Hispaanias, Itaalias. Käisime Poolas. Poolas käisime ka. Ossa, Prahas. Kas ostsite neid, see aeg vist on läbi, aga Snuffi ostsite Prahast? Ma olin mingi 12, aga... Seda sai sellel ajal Eestist ka võid. 12 aastal võib-olla mitte. Snuffi peal harjutad ja siis 9. klassis hakkad juba paremaid asja. Kollase peale lähed alguses. Maardu kollane. Harjumaa kollane ma kutsun. Ütleme Saue kollane, siis kõige rõvedam. Jaa, võib Saue kollane küll ütelda. Sauel pole isegi hessi. Aga proovime siis ikkagi juurida välja, sest kus see muusika nüüd tuleb teie juurde? Poistekoorist äkki tuligi. Poistekoorist, kus olid, ma saan aru, Tallinna poistekooris olid hästi kõvad mehed. Eeriku vanaema oli mu lauluõpetaja ka lasteaias. Ehk siis te oskate nagu laulda ka tegelikult täitsa okeilt. Ma pean viisi, aga ma ei ole nagu virtuoosne laulja.
ei vastupidi, sa just oled vokalist, mitte laulja. Ma ei oska nagu sittagi laulda, aga nagu ma võib-olla noodile laulan pihta nagu kui vaja. See on normaalne, see on, ma arvan, et ei, nagu sellest piisab, et räpparina nagu laulda. Aga see ju ongi ju eeldus, ma arvan, selleks, et räppida sa võiksid osata laulda, sa võiksid kas või aru saada, kui sa mööda laulad näiteks. Sellest ma saan 100% aru. see on, ma arvan, see nagu esimene samm nii-öelda. Võta jah. Tohib, loomulikult tohib. See on jah, see samm. Poistekoor ja mis siis tõmbasid Abletoni või? Just nagu ma tuli ära, kui mul häälemurre hakkas tulema. Ja veits pubertid ka. Siis kõik teised chillis noortekeskuses nagu skeidis. Siis mul oli see, et peale kooli jõudsin koju, mul oli tund aega isa viis mu koori. Või pidin bussiga minema, jõudsimegi 9 õhtul koju. Siis koori tund oli 2 tundi ja siis hakkus Tallinnasse sõita 21. kooli. See nagu ikka kurnas läbi, see oli nagu suht akadeemiline ikka, kui sa oled mingi 12-aastane mingi nats, siis nagu... Aga selles mõttes see andis nagu mingi bagasi, kindlasti. Ja nagu mingi distsipliini nagu. Saan aru. Selles oli nagu lahe ja ma ikka vahepeal nagu igatsen, et see oli nagu koori nagu see tegemine oli nagu põld. Jaa. Aga ikkagi me pillisime seal kõik poisid mitu korda nagu. See on relatable mu jaoks häälemurde värk. Ma üritasin ka nagu ära saada koorist. Ütlesin, et mul on häälemure, tegelikult ei olnud, teile hääle oli tegelikult. Aga siis mind lõpuks heideti välja ebaõpilasliku käitumise eest, nii et... Mis asja sa tegid siis? Selline koht, moment oli, ma kuulasin oma lillast kuradi MP3 mängijast rocki ja siis nagu... et protestida, vaata. Ja siis õpetaja ütles, et nüüd pange kõik täiega või mingi umbes, pange nüüd kõik täie häälega ja siis ma karjusin nagu ja siis heideti välja mind. Aga seda ma soovisingi, ütleme nii. Special aid veits see? Ma ei olnud, ma olin jaa, selles mõttes, et ma olin halva käitumisega olin küll, aga mul oli ikka kõige paremad mul oli tead hindad, aga ma olin paha poiss. See on nagu geenius selles mõttes, et... Jaa, sa ei vaja kooli. Ma olin, ma selles mõttes... 4. klassis, kui mine sinna 9-sse. See on see sari, teate seda Young Sheldon või? Ei. Big Bang Theory teate see? No olen vaadanud, ma ei suuda vaadata, sest seal on laughing track. Ei, laughing track on minu arust kõige fucking jaburam asi ever meito nagu. Kas Eestis ei ole mingit sari tehtud laughing trackiga või? Sitcom, ma ei tea, ei ole. Eestil ei ole raha laughing tracki jaoks. Rooside sõda. Aga ma tahaks Rooside sõja sinna stuudisse pääseda nagu pealt vaataks, aga mu sõber kirjutas Kristjan Jääkaldale, et kas saaks, et see ei saa. Et kas sina saaks Rooside sõtta? Ei, et kuidas saaks sinna nagu. Ja lihtsalt nagu ei saagi või? Seal on, ma arvan, mingi Friends and Family kuidagi nagu. Võib-olla on see, et nad vaatavad, et kui sa nagu mingi see on väga lihtne mäng, olgem ausad. Siis nad vaatavad, et kui sa et sa võib-olla pead nagu natuke tainas olema, et sinna saada. See ei ole väga üldse lihtne mäng, see oli täiesti kuradi errorisse tõmmata end seal. Jah, võib-olla küll. Kui need ei ole tavaliselt inimesed, kes nii palju kaamera ees on olnud. Aga see on jumala naljakas vaadata, kui keegi end errorisse tõmbab. Ütle kollane oranž. Ütle sõna. Üks oli see, et ütle amet, mis lõpeb liitega nikk, nagu näiteks politseinik. Tuletõrjuja. Tuletõrjuja nikk. Enne seda oli politseinik ära juba. Ja siis järgmine vend teises tiimis päev. Tuletõrjuja. Ja lihtsalt, okei. Türa. See on hea. See USA versioon on ka tegelikult suht hea nagu. See Steve Harvey, vaata see kiilakas vuntsiga. Kristjan Jääkald lihtsalt saab mingi südari ja siis paneb lihtsalt uuesti mingi kuradi 7 episoodi nädalas. No tere, Karli! Pole hull, Simmo! Ei, ma tahaks täiega. Me oleme nüüd sõpradega ostnud lotot, siis me vaatame minu juures. Et kui sa ostad 2 väljaga bingo lotto, siis võid saada telemärgiga. Ma tahaks täiega nagu seda, et me saame nagu 9 võistkonnaks minna. See oleks mega ju. See oleks sitaks naljakas. Ja võib-olla saad plekki, no ilmselt saad, tõenäoliselt saad. No ma loodan, et ma vasta saaks siis. No see content on palju rohkem kuld kui see, et saad sõpradega. Ei, aga mõtle lihtsalt, ma ei tea.
aga sa oled seal nagu mingi, kujutad ette ja oled selle hädanäoga seal, siis tuleb see kämm sulle näkku, vaata. 30 sekki jookseb ja kunagi olid, vaata, tehti mingid kollektiivid, mingi ansambel Kala versus mingi, mäletad seda? Ma olen näinud seda ja ära näpi, kurat, sellepärast ma bändist ära läksingi. Tead seda? Vist küll ja see kuradi. Venno Loosar näpib seda Kristjani aeg-ajalt. Oota, mis see vastasmeeskond oli? Ei mäleta, ma võin vaadata. Ma mäletan seda, kui mingi see võimleja tüüp tuli viskama või nagu tegema mingi aeroobikat selle... Vello. Vello Vaher. Ja. See on hea klipp. Ta käis seal mingi hammastega USA-s kuskil käis ja siis rippus hambaga kuskil mingi trossi otsas. Ta oli seal Ameerikas talentis. Mis ta tegi, sa teada? Paindus või ma ei tea. Nii, Kala võitis Rooside sõjas perekond Hepnerit. See oli lihtsalt suvaka pere vastu või? Pane praegu Karl-Erik Taukere ja bänd lihtsalt mingi perekond. Kala võitis, jah. Hepner koosseisus Helen, Kalju, Ülle ja Hedi. Ülle ja Hedi. Üks uus klipp tuli. Mingi vend. Türa leidsin kõik need ülesse. Perekond Jagusson heitles rammumeestega. Blacki rockerid tegid perekond Puumeistrile ära. Ongi terve artikkel on siis sellest. Nii, see on hea reis, kuula seda. Saate teises osas pidas võitlejatega lahingut populaarne rockgrupp Blacki, kelle lippu hoidsid kõrgel Lea, Anks, Kats ja Slüks. Kellegi nimi on Slüks. Blackist. Slüks. Siuke nimi. Paned lapsele. Aga mul oli just taksojuht, kelle perekonna nimi oli Loss ja siis nende vanemad olid ta eesnimeks pannud Karl. Nii, Karl Loss. Karl Loss? Mis see tähendab midagi? Karl Loss. Karl Oss. Karl Loss ka. Ei, no lihtsalt. Ma mõtlesin, vaata, mu perekonna nimi on Õispuu, et äkki paneks oma lapse poja nimeks, paneks Peep. Siis ta on Põispuu. Pane 4-2-0 mees, õied. Kas tähistasite eile siis? Eile tähistasite 4-2-0 või? Jah, aga Poppersiga. Ise tegin ka selle VR-aisk, et tõmbasin veits, no täpselt see mode, et tõmbad seda savu ja siis on mingi okei, nüüd mul on veits ebamugavam chillida lihtsalt. Davai, nice raisk. Jah. See veits on siuke küll, jah. Lapsepõlve asi on see siuke. Mis asi? Mantuna. Mina ei ütleks isegi seda, mulle see on nagu vahepeal siuke magama mineku asi. Ka seda, jah. Kuigi seda ma arvan ise ostnud mingi pool aastat. Savu pohmakut või? On, mitte järgmine päev pea peeretab mingi lihtsate asjadega ei saa hakkama. Jaa, just nagu 0 motti. Üliväsind. Jaa. Oled mingit saast, aga see on nagu... Ma arvan, et see ongi see, mis see rohkem teeb nagu. Ei usu, arvad, et mingi pakkrõpsu teeb seal ära. Ma arvan, nagu mingi CBD oleks nagu palju... Ma ei tea. No võib-olla see kogus. Nagu USA-s müüakse sükest asja, ma arvan igal pool tegelikult välja arvatud Eestis loomulikult. Müüakse sükest asja nagu THC Delta 8 Miami's, kui ma käisin, sain lihtsalt poest osta seda vaata. See lõhnab nagu mant ja... aga ta on lihtsalt siuke lahja. Nagu HHC veits. Midagi sellist, et sa teed nagu terve jondi ära ja sa oled mingi täpselt meeldivalt pilves ja sa saad poest osta seda. Ja noh, kõik on sama, see lihtsalt ei ole mingi räige liter, vaata, et ta ei pane sulle... Ja USA-st saad Circle K-st osta savu. Jah, igast poest, jah. Aga USA on... USA! See on muud asjad putsis. Jah, ütleme nii, et kui sa oled Euroopa Liidus, siis USA ei ole mitte mingi land of opportunities. Pigem läheb Belgiasse. Siuksed lood, olete käinud USA-s? Ei ole, ma pole Euroopast kunagi välja isegi saanud. Aga kas Klišeerika Max on esinenud välismaal või? Tartus. Ei ole. Me oleme mõne bookingu saanud Helsingisse. Aga? See oli koroona ajal vist. Mingid vaibusid ära.
okei. Helsingi tundub isegi, aga seal on Eerik elab Helsingis ju, kas pole? Jah, ei no päris mitte Helsingis, aga seal kõrval. Espoos või Vantas? Espoos. No neighbor linn, ei ole isegi mõtet küsida. Ei no see ütle linn. siis koha nimi ära, noh. Tartu suurune linn selles mõttes, et aga noh. Aga mis selle koha nimi on siis? Lohja. Lohja ja kõik Lohja või? Mõnus. Hea nimi raisk. On küll. Ja see on, mis see on? Autoga 40 minti ja ei ole probleem. Kuidas üks keskmine soomlane siis välja näeb? No ei, no mina tegelikult sul on suht Soome nägu küll. Paavo. Ma ise mõtlesin, et Pekka. Sul võiks vabalt Volvo olla nagu. Mul võiks vabalt Volvo olla, aga mul on mu pruudi ema Toyota Aygo hoopis. Mis tuleks ära osta kellelgi nüüd? Et kui keegi tahab. Palju? Ma ei tea, vist 9 000. Ma peaks update'ima enda Volkswagen Polo ära nagu. Massal on ka Volkswagen Polo 2007 mul on need natuke kiiremad silmad, sul on need ümmargused on ju seal on veevalem sa võid pärast vaadata, see on siin hoovid peal. Kuule, kas täna on Jüri ja jooks või? Lähed? Ei, ma küsin, kas täna on aga Jüri on üle homme ju. Siis joosta ei saa. Sakus on mis praegu Jüri ja jooks. Mis see tähendab? Jooksevad Jüriööl. Teate, Jüriööga on niisuke asi, et sa võid pärast Jüriööd tohib maas istuda. Et kas siis, kui äike lööb või siis pärast Jüriööd? No enne tohib ka, aga sa saab põlepõletikku lihtsalt. See on fake. Fake news või? Vanarahva tarkus on fake sarust või? Tõestage neid asju mulle. Tule ja tõesta. Ma ei tea, no mine proovi, istu täna maas 2 tundi ja siis oota, see ei tööta nii. Et mis asja, kes ütleb, miks üldse selline reegel on tehtud? Vanad inimesed kunagi tegid, kuradi. No jaa, no putsi, kui sa sööd jahukorti päev otsa ja karjatad mingi lambaid, sul ei ole mingi... Kammib ära veits, jah. Pole sul mingi meeletut reglementi, ma usun, nagu elus. Siis mõtledki mingit sitta välja. Selle tasakaal on nagu vales kohas me üsed saad. Sõbral on nagu nii suur, nii kõrge. Dildo või? Ja siis me olime mingi 9 hommikul tema juures. Ja siis tüüpidel tekkis vajadus nagu sellega bottle flipida. Nimelt naabrid hommikul võisid alla veits paased. Mul peaks videoga olema. Ei, naljakas oli. Suur dildo maksis mingi 300 €. Kas ta kasutab seda otstarbekalt ka siis? See on lihtsalt meelelahutuslikul eesmärgil. 300 € meelelahutusliku dildo eest. No aga samas see lahutab ka su meelt ju. Sa oled terve aja siin tonksanud seda. Kas seal oli suction cup või? See suurel? Jah, just. Kas see võib olema mingi siuke suction cup siis? Ja, oli küll. Aga kui see kinni läheb, siis pead mingi 3 mehega tõmbama ära. Keegi ostis selle nagu eesmärgil seda enda raudamiseks. Ei no jah, ma arvan, et sul peavad mingi supervõimed olla, et seda üldse kusagile sisse saada. Harjutama pead. Ma arvan, et jah. Kääridega. Ei saa inimene olla. Selge. No sellega me ühe sõnaga kinnitasime siis ära. Palju inimesi vaatab üldse? 20 midagi oli vahepeal. Normaalne. Küsimusi. Et inimesed küsiks teilt küsimusi või? Meilt. No aga küsige küsimusi siis. Jah, mitte, et me nagu ei tulnud tema küsimusi kuulama, aga... tuli. Teil ei ole ju midagi? Ei ole, ma ei tea, kas see... Vestlusõhtu, jutlusõhtu või kuidas see Jesper Parve teeb. Oli. Joe Rogan podcast. Mul oli see Saku küsimus ja muusika küsimus ikkagi. Mis veel? Bändi saad tulla, küsib üks vend. Ei saa, jah? Raha eest ka mitte. Ei no raha, ei no igal mehel on hind. Igal mehel on hind. Aga mõnel on see veits kõrge. Sa ei oleks 4000 € eest kuus nõus sitta bändi tegema. Ma ei tea, kas selle tüübi bänd on sitt, aga tegema lihtsalt meie tema bändi või? No jah, et keegi maksab sulle 4 kilo ja siis sa teed... Me võime teha nii, et 4 kilo ja siis ma võin suga näiteks mingi ühe projekti teha, korra, mingi loo. See, kurat, hea diil, teeme ära. Keegi küsib, kellelt võtate inspiratsiooni? Nalja värgilt, noh. Ma olen hea, huumor on hästi oluline. Huumor on ja siis... Võib-olla kui sa kuuled meie mussi, siis seal ei ole nagu väga hea huumor, aga...
see on nagu mingid ütlused ja asjad jaa , jäävad väga kergelt ei ma ei tea kõik , mis meid ümbritseb , no ma arvan , et ka tänases see küsimus iseenesest võib nagu vittu minna too. et ka tänasest õhtust Mis sind inspireerib? see on küsimus mida ma väldin aga aitäh küsimast. siia ta tuli aitäh küsimust ja nendele küsimustele no nii palju üldse feature'ite eest võtate? Pole ühtegi teinud niimoodi, et inimesed raha veel annavad. me ei olegi üldse feature'it teinud Jaa, meil ei olegi ühtegi. Mitte ühtegi või? aga meie featuring Klišeerik Max sükest asja ei ole Ei ole ühtegi. Ei ole. Aga no teil ei ole vaja, teil on juba 2 meest olemas. ei, aga vaat see seal laulele toppida nagu väga 3 salmi, nagu sellepärast on näiteks keeruline nagu. Et kui seda teha, siis see on tavaliselt nagu, et üks on hukk ja siis me oleme mõlemad salmis. Nagu 4 mehega, siis läheb veel raskemaks. No näiteks Gameboy Tetris on, kes tegi refrääni meil ja bridge'i. On jah. Jah, Karl Killingumaa laul. No siis ikkagi on feature'id. Ikka on jah, aga nii, et meie oleme kuskil, seda ei ole. Tundub, et keegi tahab maksta teile feature eest, kui ta nii küsis. Kui palju on droogid teie muusikat mõjutanud heas või halvas võtmes? Ma arvan, et me ei tee narkootikuma. Nagu üldse või? Ei, no ikkagi sa kuulad siis nagu, vaata, see on osa mingist peokultuurist. Aga no... et seda peegeldada siis ikka nagu, ma ei tea, aga kui sa mõtled, kas meie muusikat tegemist on mõjutanud, siis ma ei tea, kuidas sulle tundub? Minule? Ei, sellele küsimuse esitaja. Et noh, kas kui sa paned aineid, siis kas tuleb hea muss? Tule minu arust ainest peaga. Jah, kõige parem on tegelikult, minu arvates on loomingut tegelikult ikkagi kõige parem ka aine peaga teha. Sest et kõik muss, mis sa tarvitad nagu siis, kui sa aineid teed, on tehtud tõenäoliselt kaine peaga, et sa saaks panna neid aineid. Vähemasti vormistatud ikkagi. Ja muidugi, et ma ei tea, vaata hästi palju kasutavadki savu nagu mingis stuudios, siis nagu sa hakkadki edaspidi nagu saad mussi ainult siis teha, kui sa oledki nagu savu all. See ei ole jätkusutlik. Ma olen mingit demosid asju teinud, mitte niimoodi, et ma kirjutan, aga niimoodi, et ma lindistan. Ja see ei ole küll mõjutanud seda mingit nagu halvas mõttes, aga kindlasti ka mitte nagu heas mõttes, nii et ma ei usu, et ta nagu midagi, ma ei usu, et ta aitab sind kuidagi. No, ma arvan, et see on jah, et kui see on nagu... Oleneb inimest, kui sul nagu värvikus puudub, siis see mingi joint seda sinna juurde ei too, vaata. Et kui pole värvi, siis ei ole enam. Ühesõnaga ei ole väga mõjutanud. Aga samas nagu muusika on ju teil võib-olla seda kõike nagu... No teil on see lõuasõidu video ja nii edasi. Nojah, see oli lihtsalt mingi nagu nägi... See ei olnud mingi tiipi, see lihtsalt nagu nägi naljakas oli. Ja see tuli pigem see, et see beat on siuke nagu jupikas, vaata. Ja siis sealt... No selge, see on nüüd ammendunud see küsimus, ma arvan. Tiss või Pepu? Tiss. Pepu. Selge. Pepu haiseb. Ja siis... Pepu on puhas. Pepu haiseb. Sinu Pepu võib-olla? Seal on PVH. Mis siis see on? Perseva haigi. Türa küll, ma tahtsin panna seda enda OÜ nimeks, ma ei saanud panna. PVH. Mulle väga meeldib sinu OÜ nimi, ma panin ikka hea kajaka maha selle peale. OÜ Paksuamet. PVH. Miks sa ei saanud panna siis? See oli võetud. See on 3 tähti. Aga mis sa panid siis? Ma võin madalal lihtsalt, ma mõtlesin tükk aega midagi naljakat ja ma ei saanud panna midagi. Ma ka genereerisin. Mul on isegi, muidugi ma ei pannud seda nimeks, aga mul on isegi screenshot, kus on see valige nimekuju. Munn OÜ, OÜ Munn, osaühing Munn. Sul on Munn OÜ? Ei, OÜ on, OÜ maksavõlg on mu see. On või? Jah. Ma tahtsin ka seda panna. No sa olid ära võtnud. Ei, mul oli see mõttes nagu maksavõlg ära, vaata, mu nimi on Maks. Jaa, meigib sensi. Võib-olla ma alateadlikult sinu pealt nihverdasingi selle. Millal sa ettevõtte tegid? Ma tegin selle aastaga tagasi umbes. Ja siis ilmselt võtsid seal alateadlikult, sest seal kommentaarius Bert just ütles, et pane maksavõlg ära. No mul on laul ka maksavõlg, ma vist nagu selle järgi ka. Jah, ma sogan.
Paksu amet on ikkagi Paksu amet on PVH väga läks hea. näiteks. Tere, mulle just selle PVA-ga meenuvad need Tartu hipid nagu, need haisvad Tartu tüübid ja need vennad oskavad ka oma mingi higi kategoriseerida, vaata nagu. Peast tuleb rasta haisu, vaata, siis kaenla alt tuleb kaenla aluse haisu, siis neil on see kanepihais ka veel, vaata. jah, ja kanepihais on ka, jah. No siis, kui sa teed palju, siis higi hakkab haisema nagu kanep. Ei, see on päris asi nagu. Kui sa teed väga palju savu, siis higist tuleb kanep. Saku spordikeskus juures üks kuusepuu hais täpselt nagu savu ehk iga kord, kui ma koolis koju kõndisin, siis nagu see nurga peal see kuusepuu, see rett savu hais. Keegi, kes seal kuuse all tegemas kogu. Ei, see ei ole veel, ma arvan, et nagu, osad taimed lõhnavad niisama ka nagu savu, vaata. Kas kuusk on üks neist? Seda ma ei tea, seda ma ei minu tea. meelest mitte. Seal on minu meelest teine lõhn natuke. No las ta jääb siis müsteeriumiks, no. Et kas see TVPH suunas on see on siis nagu diss, jah? TVPH, jah, legendaarne. See on väga hea, minu arust väga nice sats. Küsitakse, millega maitseb kebab kõige paremini? Kebab. Mis mõttes millega maitseb? Kastmega? Pohmakaga. Pohmakaga ja mündikastmega, ma ütleks. Sa sööd seda ehtsat. Mulle meeldib, kui on nagu, tead see majoneesi ketšupi kaste, aga nagu Maadleks. mulle veits meeldib see. No, ma saan aru, mingi hull kebabi entusiasti. Mina olen kebabi entusiast. Soome kebabil otsende. Ei ole, aga ma lähen nüüd Soome 9-11 mai vist oli praegu plaanis. Kirjutad elas üles. Sa pead sinna minema siis, kui sa oled kebabi mees. Nii, ütle siis. King kebab ongi kõik. Okei, ma kirjutan sulle King kebab. Ja siis paned rulla. Küsid rulla. Sa saad nagu kebabi siukse rulli. Ma sellest sain aru. Neid kebabe näinud või? Tal on mingi 1,5 meetrised kebabid. Jaa, me oleme mõne teinud isegi, jah. Ma ei ole seda saanud. No see ongi väga harv juhus, see on sellepärast, et vaatamata sellele, et ma fännan kebabe, siis toitlustusäri on üks igavene nuhtlus. Mis see oli? Rulla King või? King kebab. King kebab on koha nimi. Selge. Rulla on see, mis sa võtad sealt. Palju see maksab? Ma arvan, alla mingi 10 saad. Ta on kebab on Soomes kõige odavam asi. Kui sa tahad süüa Soomes, siis sa saad kebabi kohast mingi 7 € endale pitsa, mis on suht hea hind Soome kohta. Aga Eestis on vaata shaurmad. See rulla ei ole shaurma nagu. Ma shaurmaad ma ei fiili üldse. Mulle veits meeldib see, kus friikad sees on ja siis on see roti liha. Aga see on nagu siukse paksu wrapi vahel, vaata, mis on ise tehtud neil. Nagu ma saan vist aru, jah, nagu pannkoogi moodi rohkem. Ei, aga ta on nagu kuivem veits nagu mingi siuke asi ja siis ei ole friikad vahel ja see on mingi salati värgid. Ma võtan seda. Ma käin ikkagi igal pool degusteerimas, jah. Ja ma ei olegi Soomes käinud. Vaata, kõik need kebabi kohad teevad seda rõvedat salati, miks kus on mingi kurk, salat ja siis tomatitükid ja siis see kuidagi kohe on nagu... See on see klassik, jah. See on klassik ja mulle ei meeldi tomat. Tegelikult peab olema jääsalat ja siis lilla kapsas. Jah, mingi siuke on. See on see, mida tuleb panna, jah. See on see, mida mina panen, kui ma kord aastas viitsin teha seda kebabi. Kas sa teed ahjus või? Nagu kas sa teed liha ise või? Nagu kana ise maha ei löö, jah. Aga me... See on nagu meatloaf tegelikult nagu, kinda. Jaa, ma teen niimoodi, tegelikult õige oleks see, et mul oleks see grill, aga lihtsalt mingi meemi pärast ei hakka ostma mingi 1000 € grilli, vaata. Teevad see kartulikoori ja sellega. See juustu selle viiluta. Aga jaa, Sakus on grill and kebab oli. No seal oli ikka see suur rotitükk ja siis seda tõmmati, see oli suht hea. See oli nagu, jah, ma ei tea. Siiamaani saab seda, nad on rebrändi teinud, nad tahtsid mingi hästi see on nagu putka, see on põhimõtteliselt nagu, teeb must putka seal Jaani kiriku taga. Ja mul kusend siin ette ükskord nagu sama putka, aga nad rebrändivad, nagu see oleks vaata mingi kohvik. Mingi nopp. Aga samad asjad on. Ma sain selle musta putka ees
tähendab, ma ei saanud midagi seal, ma kusen sinna ette kunagi jommis peaga, aga see pole üldse tähtis. Tähtis on see, mis ma nüüd hakkan ütlema, et sealt kunagi sai 3 viineri burgerit loomal ajal. ma olen siuke, et võikut teinud tatina, et võtan selle tavalise perenaise saia, mis on, võtta selle sita kujuga. Võtta. Ja siis vorsti ja igand pooleks, siis ketšupit peale pannud lihtsalt. Ma tatina tegin ikka mingi haiget sööki. Ai, ma tatina tegin seda, et võtad lihtsalt saiatüki, paned ketšupit peale juust, vaid mikrolonahju, siis on su pizza. Me tegime niimoodi, et me saia panid võid peale ja siis sõber tõi kodust, suht naaber oli, tõi leisi tilli maitselisi krõpse ja siis panime selle peale, siis sõime, hästi rõve oli. Ehe tati toit ikka. Jah, mingi asi oli veel. No ma sõin, võib-olla nagu mu kehas praegu näha, aga et nagu minu teekond ülekaalu või rasvunuks saamisel oli see, et ma nagu sõin jäätis nii, et nagu vaata papist need jäätise karbid olid. Siis ma panin nagu pool sellest ära ja siis suurde kaussi, siis sõin jäätis niimoodi. Mitte paned vaata mingi paar skuupi. Mul oli see, mis minu vittu keeras, oli krõbinad. Ma võisin süüa terve fucking paki 1 päevaga ära. Ja ma tegin seda ka ju tihti lapsena, mingi Cheeriosid lihtsalt nagu, et sa võtad 1 kausi ära, nagu sa ei täida su kõhtu niimoodi, vaata. Sa ei söö kunagi krõbinaid niimoodi, et sul on kõht täis. See on lihtsalt pool kilo kiudaineid ja siis piimad. Ja siis lihtsalt seda nagu, et see... Nii me siis saime teada. Ma panen selle kirja, mul on vaja ju pärast, et kui me ülesse paneme selle, mul on siis ju vaja pärast midagi öelda. Nii et ma võtan selle kirjutamispausi. Võite nii kaua anekdooti rääkida. Nii, klišeerik ja Max. Meil ei ole neid anekdoote. See on see, et lähed koomikule, töö nalja. Max võtti välja muusikakoolist. Kukkus välja pane. Okay, äkki mul on mingi impersonationeid. Joo, ma olen Max. Ma olen Max. Nii. Oota, Flumenmani story, ma tahan vaatama. Mis asjad? Flumenmani story, ma tahan vaadata. Klišeerik läks paksuks krõbinatest. Max jäätisest. Max sai korraga. Mu paksumehe aju läks tööle. Mu paksumehe aju läks tööle. Miks sa ei sega krõbinaid ja jäätiseid kokku? Jäätist ja krõbinaid. See tundub just bänger nagu. Võib-olla piirduda 1 skuubiga, aga see on nagu... See on hea küll, jäätis pluss krõbinad. Nii. Sini-mini jäätis kõlab hästi. Ootame selle story ära siis. Lõppes või? Ei, seda on mingi 5 minti veel. No lase siis teistele ka, jah? Sealt ära, aga ta jäi sinna oma sõpradega. Ja siis ta oli nagu, et mul on pizza koht, ma ütlesin pizza kohta. Igatahes mu töökaasamis, kes ta lõpuks välja, aga see on kõigest 1 lugu, nagu mul oli fucking stalker. Ja, no keegi jälitas seda väga pütsis. On või? Pane nüüd ära see, jumala tüütu. Igav oli. No nii, pane edasi. See on okei. See on inimeste attention span ongi lühike. Jaa, üks ütleb siin Põhjamaade hirme, ikka ei persehigi, aga... aga küsi... Põhjavahed hirm. Natuke need TVPH, see oli Põhjamaade hirm. See on PVH. Küsimus on siuke, et kellel tahaksite varba küüned maha tõmmata? Kellel tahaks? Tangidega tõmmata nahhe lihtsalt varba kellel küüned. piinata või? No ma arvan küll, ma ütlen niisama lõigata või? Lõigata niisama tahaks. On see mõni sõber, kes ei trimmi oma varba küüsi või? Ma vahepeal nagu nokin. Mul kasvab ainult see suur nagu. Ülejäänud küüned ei kasva? Ei, no nagu kasvavad, aga see suur kasvab 5 korda kiiremini kui teised. See on mingi hormooni värk sul. Mulle meeldib ka nokkida, ma vahepeal nagu vaatan neid lihtsalt. Ja mu väikse varba küüs on nagu siuke, et seda ei saa kätte vahepeal, et ta on nagu peidus veits. Aga ma tahaks nii, et mul ei sa pead selle varba, selle kühmu pead nagu sirgeks väänama ja siis saad kääridega ligi minna. Tegelikult ta kasvab mul nagu veits üles poole. Ja siis ma saan teda nagu rohkem ära lõigata ja siis ta on nagu ta on siuke
3 milli pikk . Ja see ei ole see, et ühel jalal läks see putsi, vaid mõlemad on täpselt samasugused pisikesed . sa oled ära . Te lasete õues rakulkaga sihtmärki . kas me saaks ka Need mehed elavad . tahaks ka kuradi kuule, aga pärast teeme siis niimoodi, et ma teen, kui me siin toas lõpetame, siis ma lülitan striimi telosse ja siis lähme laseme ka natuke rakulkata. Laseme tuvisid . Ei, ärme seda tee, aga laseme autosid . vana inimesi . kunagi tatina Keilas üks sõber viskas kuradi mingi teeme pahandus, viskas mingi muti selle kuradi Ford Mondele viskas tuleklaasi sodiks tal. Me viskasime lumepallidega autosid ühe müüri tagant ja käbidega, siis ükskord hakkas taga ajama. See oli Sakus räige teema . Ja, kõik läksid õue mingi lumepallidega viskama . Nagu... Ei, ma mäletan, ükskord oli kamp, kus oli 20 poissi oli õues . Ja siis mingi bussimees jättis auto seisma, võttis ühest kinni . Ja ülipaljud need autoid hakkasid nagu taga ajama. Ja siis see oli kõige lõpusam asi ära joosta. Nagu... Saad mingi räige adreka, jooksad täiega . Selle, ja siis lõpuks tüübid panid mingi betoonkamaka tee peale, auto sõitis suure hooga sisse sinna, siis jäi see pättuste tegemine nagu natuke tahaplaanile. Läks üle kätte. Panite ka rongi rööbaste peale kive või? Kive ja sente. Sente ja sendid lähevad lapikuks. Ja. Sul on äge sent peale seda. Mingi tüüp alati, sa ei tohi seda panna, rong muidu hüppab tee pealt ära. Ja siis see on jah, kuradi niimoodi oli ka veel, et meil oli see sild nagu raudtesild ja siis oli hästi äge, et see on nagu lamad, ma ei julgenud seal maast kunagi lamada, aga et seisad seal lähedal, vaata, et see rong paneb mingi siit maalt mööda, vaata, mingi siis eriti kõvad vennad lamasid sinna nagu maha, mitte nagu rööbastel, aga rööpa kõrvale, niimoodi, et see rong paneb nagu ülesust, vaata. Ma ei olegi munnigi teha lastel paremat lihtsalt, vaata. Kui Sauel elad, siis tõesti. No absoluutselt, jah. Aga järgmine küsimus on siis selline, et kui kondoomi kasutate, kas panete kondoomi vasakule või paremale kotile? See on nagu, okei, nice, jabur, järgmine. Ei, nagu... No vastu küsimusele, kurat. Jaa, nali, vaata, mul ei mõtete, kui ma ei saa nalja vastu teha, siis seal ei ole nagu nalja vastu. Pole kondoomi kasutan 3 aastat. Mis sa siis teed, tõmbad välja või? Ei, naine tõmbab välja või? Naine paneb ise kondoomi, mina ei pea kondoomi panema. Tupe pessuaar vist on selle... Pillid, ma ei tea. Ma sain aru küll, Pillid. Ma olen pakkunud, see vist nagu nussipajudega ka, aga tüdrukutel on siuke asi ka, et see nagu teeb su seda päevade valu väiksemaks. Siis ülipaljud võtavad lihtsalt nagu selle valu pärast. Okei, ajunussi küll viitsiks mingist hormoonist. Tere üleüldiselt vasektoomia võiks nagu rohkem teemas olla tegelikult. Sa viitsiks teha või? Nagu... Jah. Mis see nagu, sa oled lihtsalt nagu mingi juhtme välja võtta ja siis pärast saab tagasi panna, nii? No nii ma olen aru saanud, jah. Mulle tundub, et on võimalus, et pärast ei saa. Ma võtsi kardaks. Siis pead külmutama, aga selleks on ka raha vaja. Ei, minu arust võiks olla võrdselt kõigil nagu kohustus, mees kannab kummi ja kellelegi, keegi ei ole nagu soolises rollis see, kes peaks nagu vastutama selle eest, et mõlemad see on õige, aga tegelikult ikkagi sünnijärgselt on nii, et naine peab vastutama in a way, vaata. Tal on see vastutus, aga ta ei peaks tegelikult. Jah, õige, täpselt nii. Nõus. Järgmine küsimus. Kas sama duo töötaks ka Soome pinnal, kui Max keele ära õpiks? Saatanan. See asi on olemas juba Soomes. Ja IVG. IVG ja JVG. Aga kas on 2 vend või? Need on 2 vende, 2. No meid on tegelikult, 2 vende. Okei, on hea. Ei. On küll. Parem või sitem kui teie? Ei, neil on nagu väga räigeid hitte nagu. Need hitidega, need on, saad aru, hunti tead või? Ei ole. No ikka, jah. Ikka tean hunt. Ei ole. Rohkem sült. Ei ole. Ma mingid laule koos, kus on 10 miljonit. Hunt on siis maakate nuglu. No need on need vanad laulud, vaata. Jah. Nagu hunt on ka ju koer, vaata. Ta on mingi 30-40. Sa ei tea seda enda? Muidugi tean.
täna lähme välja sõpradega välja. Need on nagu lastelaulud, mis ta teeb, siuksed, aga jaa, see aga töötab. Tent tropib nagu iga kuu laulu ja kõik on mingi 400 000 vaatamist. Ja ta tegelikult ju reaalselt lihtsalt tõmbab nagu royalty free beat'i ja siis teeb sinna peale mingi. Nüüd vist on. Ta ei ole isegi DJ-d ja vend nagu paneb üksi laive ja ta küsib, ma arvan, suht okei summa. Ma arvan, et mitu tuhat ikka. Iga nagu veits maakoht, noh, mis on Tallinnast väljas, tal on seal nagu live, ma kujutan ette nagu AG samamoodi, AG on kusjuures väga tore tüüp. No, et tüübil oli vist mingi 5 laivi jaanipäeval eelmine aasta. 5 laivi ja ta koostis on ainult tema ja võib-olla DJ ja autojuht nagu. See on 20 tonnine võit on see. See on suht kõva, isegi kui neil ei ole kunagi Tallinnas laivi, see on nagu... Ei, selles mõttes vennad teenivad nagu. Nad on tublid. Meil nagu putsis, meil läheb see honorar nagu 3 umbes ja meil on nagu vähem ka neid. No võib-olla honorar on... Võib-olla siis nipp ongi selles, et peadki siis suurem publik ootab sind maal siis äkki hoopis või? No jaa, aga mõtled, et neil ei ole ühtegi nagu festivali näiteks või Tallinnas live või mingid meediakajastused. See Tre Raadio vend ju teeb neid maainimeste pidusi. Ja iga linna suveavamispidu, tead küll. Suvelõpupidu igas linnas. No ja see line-up on iga kord see Sünne Valtri AG Hunt. Me oleme täpselt siuksel, me oleme Kuressaarest. Ei, see on okei nagu. Live on sama. Meil oli siuke line-up vist, et Sünne Valtri, Termikas, Beebilõust ja meie. ja mingi külabändi vend. Aga siuke Sünne Valtri vist ei olnud seal. Oli küll? Oota, siuke, me saime siukse puuki Võiste suvefestival. Võiste on siis Pärnus. No seal käivad ikka Pärnu, mingid nolgid käivad ka ikka, ma arvan. See on Pärnus 20 mintse või 15 mintse. Kuule nüüd line-upi. Hella Tölled, Krisheerik Max, Merilin Uusküla, Marju Länik ja Mojito ja õhtujõud DJ Marek Talivere. Ja muidugi, see on see promo, mis me teeme siin streamistele. Suurejooneline kogu pere laadapäev, kohal laste lemmik Lotte, päevajuht Urmas Lass ja toimumas Võiste suvefestivali meistrivõistlused. Ja mis seal Kuressaares on, tead, kes Kuressaare õhtujuht on või? No. Peeter Võsa, isiklikult. Jumala kõva. Paneb väikse kuradi White Pride nalja maha seal kindlalt. No. Ei, ma tahaks rääkida temaga lihtsalt nagu Võsapetsi ajast nagu. Ma arvan, et ta on nii väsinud sellest too. Ma tahaks kuulda, mis tal öelda on nagu. Kas sa oled väsinud kunagi rääkimast enda nagu asjadest? Jah. Kuidas Soomes läheb? Ei no see üks asi, aga nagu oma karjäärist üldse. Ma arvan, et tal on väga hea nagu pagas, nagu, mis ta elus on toimunud ja mis ta näinud on nagu. Jaa, kindlasti. Et see on lahe minust. Jaa, nõus. Järgmine küsimus. Kas olete peaaegu surma saanud? Jah. Räägi sellest. Räägi ikka. Ma olen kusal. Nii kaua rääkigi siis surma lähedasest kogemusest. Tegelikult mul otseselt ei ole. Ma ükskord olin Peipsi ääres. Seal oli vaata nagu need, vaata sul on need paadi taga ja on mingid kuradi täispuutad, mingid kuradi asjad, mille peale saad istuda nagu. Ja siis need teevad mingid lõbusõite seal. Ja see on nagu eest on 2 trossiga ja siis on 2 nagu mingit banaani nagu. Ja ma istusin nagu seal ees ja seal ees oli siuke 2 trossi niimoodi. Ja järsku, no laine lendas nii räigelt ja ma lendasin nagu sealt, ma olin suht tätt mingi 10-11. Lendasin sinna 2 trossi vahele ja paat sõitis edasi ja ma olin seal lihtsalt nagu kinni ja lõpuks nagu see paati nagu seisma ja siis vend hüppas nagu vette ja päästis. Siin sa oled? Ei, no selles ma arvan, ma oleks nagu see, ma oleks surma saanud nagu. Ma arvan, et mul ei ole olnud ühtegi sellist nagu... No muidugi on olnud neid, et peaaegu jääd auto alla kind of stuffi nagu, mis võib-olla sulle ei tundu sellel hetkel nii suur deal. Aga näiteks, et oleksid astunud 1 sammu rohkem, siis saad surma umbes. Ja ma ei tea, mul ikka nagu kriibiks aju see nagu sitaks kaua, kui mingi tehakse, et okei, mul oleks see võimalus. No kas see on iga päev? No mitte see, noh.
et lihtsalt, et sa pääsed millestki, vaata. See pigem mitte, et vau, et mäletan, olime Inglismaal, ma olin varem nooremana, siis sõber oli telos kõndis ja nagu, ma ei tea, see auto ei läinud nii kiirelt, aga ta oli niimoodi, kui ta oleks see tüüp oleks ikka nahhu ländanud ja võtnud talt niimoodi kinni. Ja siis saab selle kuradi peegliga pihta vastu kätt, niimoodi käsi lendab. Siis ma olen lifesaver. Hero. Lightsaber. Kellele lõuga tahate panna? Sõltub päevast. Tema üldse mulle ei meeldi kaklemine ja kui keegi kakleb. Aga ma annaks lebalt lõuga. Aga kellele siis? Mitte kellelegi. Kurat, see on mingi poliitika jutt, ära aja, kurat. Igas inimeses on tükike vägivalda. Ei, no üks kõik, kes nagu närve või provotseerib. See varun. Aga mis nagu lihtsalt nagu... Ja mul oli nagu koolis üks vend, ma ei hakka ta nime ütlema, aga nagu ta provotseeris mind niimoodi, et nagu, no see oli mingi 7. klassis Keka ruumis, siis ta hakkas mind mokkima, vaata, ma ütlen midagi, ütlen. Siis ta teeb, no ütle midagi, Erik, mingi asi. Tont. Noh, mokkis, vaata, lihtsalt tegi mind järgi, siis panin ta lihtsalt Kekakotiga nagu vastu pead, siis hakkas hulguma, tuli kallale mulle. Kui tatid kallale tulevad, siis alati see... Siis neil tuleb see tuuleveski löök tuleb alati see. Samal ajal nutavad mõlemad. Ja, ma lihtsalt tegin. Mõnus. Ei, aga ma ei ole... Aga no öelge nüüd üks konkreetne inimene, kellele tahaks veits lõuga anda, noh, kuradi, no Varro Vooglaid või midagi, noh. Aga no see on nii lihtne vastus. Ma sama jätti lööda. See on nii lihtne vastus, jah, see on nii nagu... Jah, see sobib. Kui sa tahad, siis ma toon sulle ühe pildi Putinist ja siis sa võid selle kumminoksiga lüüa teda. Ei. Okei. Mul on kass. Aga nagu see... Jah, no mida mina saan, nagu see, et ma annan selle inimesele lõuga, lihtsalt teeb mulle vist korraks heaks tunde, kui ma teda väga vihkan ja siis... Tal on sinine silm, vau, see kaob ära. Ja siis sa pärast oled mingi türa... No, mul ei ole vist ühtegi inimest. Las ma mõtlen. Vahepeal ikka nagu... Filmides mingid vennad ajad närvi. Ei, klubides need täistüübid, kes katsuvad naisi, need ajavad ka närvi nagu. Need, kes mind katsuvad närvi, nendele annaks. Vahepeal ma olen nagu olnud lähedal sellele, et mingi vend lihtsalt nagu, ta ei saanud aru, et ma ütlesin, et ära katsu nagu. Lihtsalt hoia eemale, sest ma ei viitsi suga rääkida, ma ei tea, kas sa oled lihtsalt, vaata see, alati need vennad, kes on kellegi sõbrad. Ja et kuidagi nagu saad tutvuste kaudu kuhugi kuradi festivali backerisse nagu. Siis ma olin nagu lähedal sellele, aga no, ma tean, et ma olen suht lühike, ma saaks ise ka lõuga. No. Aga mis ta siis tegi sulle? Ahistas ja nagu hoia eemale siis, ja sa ei hoia, siis... Aga mis see tähendab ahistamine? Siis Vin Diesel minust tärkab. Mis see ahistamine tähendab? Nagu nussib ajusi või? No lihtsalt nagu ei jäta rahule. Ei saa aru, et sa ei taha temaga suhelda ja mingi käpib ja mingi... Ei no see, no jah, just käppimine. Või nagu see... Katsumine. Keegi paneb vahepeal telefoni näkku, mulle ei hakka pilti küsima. Lihtsalt eile oli ka Tartus mingi loll pihv. Ei, aga teeme pilti. Ma mingi, kuule, ei, aga ärme tee. Kuidas oleks, noh? Või noh, et ei saa aru nagu. Aga ilusti küsitakse, siis on ju jumala pohka. See ei ole mingit probleemi nagu. Ja. Meil olime Eerikuga Vapianos sõime ja mingid pihvid ootasid, kui ära sööme nagu. Et kuulge, ma ootasime. Ja, et nii enesmõistetav asi nagu. Enesmõistetav asi nagu, et see tekitab vau-efekti. Mis me olime 3 stillis kunagi nagu sõime ja teenindaja oli toitudega laua juures ja mingi fucking... mingi bimbo-pihv tuleb, mingi mul siin väike õde tahab täiega pilti ja siis teeb igast mingi kuradi filtritega kuradi Snapchatis teeb, say choose say choose saad aru või? Mis see choose? Ma ei tea nagu say cheese, aga say choose ja me olime selle teenindaja vaatasime nagu noh
see Jews, sellest on nagu meil mingi inside joke tulnud poistega nagu, et seda ütles nagu J-E-2-V, vaata. Jews. Selge. Jews. ja ei, kui inimestel puudub täiesti nagu siuke kombed, siis no lõuga ei tahaks anda, aga mingit laivil me läksime ka ära, meil oli mingi suht kehva laiv. Siis meil pidime Tallinnasse saama käbe, onju. Ja siis lähme kiirelt, basically otsa lava pealt autosse ja hakkame umbes ära sõitma ja väljas ootab ema mingi enda 2 väikse lapsega niimoodi ja siis istume autosse ja samal ajal karjub meile, et mis mõttes te ei tee pilti nagu, kes te olete enda arust? see, kellega sa pilti tahad. Mis mõttes te ei tee mu lastega pilti? See oli nii Karen. See oli see, kus 5 miinust oli pärast meid ja siis seal oli see mingi see oli Jõhvi suvekontsert ja see oli Bonnie M 5 miinust ja Glitcherik Max. Actual Bonnie M. ei, see üks Biff, see taustatantsija, kes ainsa on elus on, ma arvan, tema lihtsalt esindab Bonnie M-i nüüd kuskil. Bonnie M on üks siuke bänd, mida ma nagu jälestan. No keegi ei küsinud, aga ma ikka ütlesin, et nagu enam mitte nii väga, aga ma alati valin mingi bändi, mida heitida. Hetkel on viimased paar aastat olnud selleks Bon Jovi, aga varem, mulle ka väga meeldib. Aga varem oli Bonnie M. Kas sina vihkasid Nickelbacki või? Ei, mul normaalne. Nickelback sitaks äge mõnest. Täiesti okei bänd on, jah. Cause we all just wanna be big rockstars. Üli äge mõnest. Pole arvamust. Ei, vaat see oli esimese interneti heitimise kultuur. See on nagu Justin Bieber. Mina fännasin Justin Bieberit, kui ta oli nagu tatt, vaata kõik ütles, et ta laulab nagu gei. Nagu see oleks mingi... Ta oli 15. Ta oli lihtsalt nagu pretty boy nagu... Ei, no ta oli lihtsalt nagu... Mis sõimu koht see üldse on, vaata, mingi, ta laulab nagu gei, okei, üli äge. Tukapede. Ei, no see oli see, et ta oli tatt ja ta oli nagu full helium. Ja. Plus see ka, et mehed nagu näevad, kuidas kõik tüdrukud lähevad mingi kiiva mingi väikse poisi peale, siis seda ma arvan vihkama ka. See oli lihtsalt... Bro, do you even lift, üle? Bandwagon. Ma surun rohkem rinnalt kui kuradi Justin. No kui sa oled sellel ajal elad, sa oled 17-aastane poiss ja su tüdruk läheb reaalselt nagu oh my god, Justin Bieber mingi 15-aastase poisi peale, siis ma arvan, et sa vihkaksid ka seda 15. Isegi need tüdrukud, vaata, kellel on vaja vastanduda, kes on alternatiivsed, siis nad on ka niimoodi siuke nagu alt hõlma nagu natuke niimoodi nagu, et Justin Bieber. Et ei tea, vaata, ei oska olla, et kas mulle meeldib või ei meeldi. No ikka meeldib natuke, on ju. Mulle meeldib. Aga no väga andekas tüüp. Rets vend, jah. Kuid ta on noorem kui mina. Näo õnne. Minu näost või? Jah. No see... Vana sa oled? 29. Ei plee, sa oled moe vanune. Olen, jah. Sa oled 30 see aasta siis või juba said? See on selle aasta lõpuks 30, jah. Jah, mõtega. Vaat see ongi, aga vaata, kui ma, te teete asju, aga kui ma olin teie vanune, ma ei teinud munnigi. Nüüd ma teen asju. Päris tore on asju teha, mitte munnigi teha. See Maiduki asi, ma olen hästi poppinud nagu. Aitäh. Loodame ka, et see stand-up. Tulete või? Millal see on? Järgmine nädal. Kus? Uues Laines. 27.04. See pilet on 5 €, aga ma võin sümboolselt ikka listi panna. Ei, ma pigem siis toetan juba. Ma ei usu, asi piletis on. Okei. Mis see oli? Maiduk, stand-up. Stand-up show. Life coach. Yeah. Stand-up show. Ma annan sulle plakati ka siis juba. Kuule, jah. Vaata, mis 27 toimub. Kuule, ma ei tea, võib-olla ma olen Stockholmis. Seal inimesi kotib. Aitäh, normaalne. Tule kui leebe tuts. Ma fänn. See on väga hea plakat ja Markus tegi, kes praegu Rakulkat laseb. Tema tegi selle. Foto ka või? Foto tegi Andre, teine tüüp, kes Rakulkat laseb. Siin on üldiselt, seda tuleb nüüd küll kõva häälega välja öelda, et siin Üpsilonis on maru head kujundusmehed reisk. Päris okk on, jah. Minu arust on üle okki ikka. Ise olen rahul vähemasti. Veits on nagu noortekeskuse mingi ürituse plakat. Aga see ongi nii mõeldud. See on see sinipunane, see. See ongi kuradi... Graafiline, nagu Florian Vaal ütleb, graafiline disain päästab maailma. No tal on vist õigus.
Selge, lähme järgmiste küsimustega siis edasi. Mulle väga meeldivad küsimused. Aga oota, aga kas sa oled siis järgmine neljapäev Eestis? Ma olen Rootsis just. Aga no ma teen siis järgmise, tule sinna siis. Vaatan, võib-olla ma jõuan tagasi, ma ei tea, mis kell mul. See ei ole viimane, mis ma teen. Mis Rootsis? Kungskaatan? Snuss? Snöös. Snüss? Ma lähen kontserdile. Mille? Post Malone'i kontserdile. Ossa jutt. Tead seda meme, mis ütleb, et putsi, nüüd ma hakkan mingi meme tõlgendama, keerasin juba täiesti putse selle. Ühesõnaga, Post Malone näeb välja. Tulge välja. kõik siis Maiduki life coach ja stand-up juhtu. Post Malone näeb välja nagu liinikokk. Liinikokk. Kuule, mul tuli just idee. Tead seda Barstools sporti või? Ei. Või see tüüp pikkade juustega, vuntsiga? Ei. Kes teeb, oota. Sa mõtled seda pikkade juuste ja vuntsidega venda, ja. Sundayd või? Ja. No see, kes teeb, vaata neid intervjuusid. Sunday mingi. Ma pole aimugi. Hommikuna sa peaks teadma. Aga... Sa oled suht sarnane vend talle Eestis kenes. Ma lihtsalt mõtlesin, et sa täiega saaks... Ma väldin üldiselt koomikute jälgimist, et ma ei hakkaks imiteerima liiga palju. Ei, ma mõtlen seda saate... Mida? Ta pole koomik, jah? Ma mõtlen seda saadet, mida ta teeb nagu rohkem. Näita pilti. Sa oled TikTokis kindlasti neid mul. Näe, see vana. Ei, mul pole aimugi. Ta nagu... Ta teeb hästi akvarid intervjuusid. Nagu ta küsib väga naljakaid asju. Ta küsib kahemõttelisi küsimusi ja siis vaata see saatekülaline ei saa aru. Kind on nagu see, kes oli Hangoveris see... Nagu see Between Two Ferns. Jaa, see on kinda nagu see. Ta küsis nagu Lilli Aadilt sihukese küsimuse, et do you like to eat out? Ja siis Lilli Aadi oli nagu, ma ei tea väga mitte nagu, et inimesed nagu mingi ei austa seda, kui ma söön. Siis ta oli mingi, ei, ma ei mõelnud seda. Mingi taip nalja, ta deliverib midagi naljakult nagu. Ma tegin ka niukseid, aga siis mulle tundus, et palju lõbusam on, kui inimestel on nagu mugav olla, et me küsime munni asju. No ja meie võib-olla oskame käma ajada, kutsuvata mingi hästi siuke tüüp siia, kes võtab end hästi tõsiselt ja siis umbes sama asi võib-olla nagu... No, ei tea, jah. Aga nagu see, mitte et seda nagu podcastis teha, vaid minu arust sa saaks täiega mingit siukest YouTube videot. Additional content. Kuule, mul oli üks nali, mis mul tuli vahepeal. No räägi. Minu arust hästi underrated nali, aga võib-olla nagu võib-olla saaks paremini deliverida, et diilerid on jah. Nii. On liinitöölised. No far-fetched raisk, ma pean natuke mõtlema, saaks teha küll. Sellega seoses, mul tuli meelde selline asi, mis ma ütlesin, et kui tatid olime, et siis tahtsid nagu savu vaata ja lõpuks sõitsid kuskil kesklinnast Pääskülla, et nagu ühe asemel 0,3 saada. Ja siis ma tahtsin küsida, et kas on relatable, et kas teil on ka niukest asja olnud? Me oleme kunagi ikka tattidena üssime nagu küsima, kas pollad saaks võtta või? Ei, see on põlud. Türa eile mul sõber ütles, et näpud nii põhjas. Tüüp on ise nagu, no minust mingi veits noorem, 27, mida iganes. Täiskasvanud inimene. Ja siis see eilne 4-2-0 oli nagu täielik nagu tagasiminek lapsepõlve. Vend käiski actually polli võtmas. Tal polnud raha. See on 10 euri, sa leiad 10 euri, leia, ma ei tea, 100 pudelit kuskilt kodust üles nagu vii ära. Pudelit on leia. Kindlasti leia. Lähed otsima tiivani alla saad. Ma leiaks enda toast. Vot raisk. Nii, lähme siis edasi. Mis on mõned veidrused, mida ühistranspordis olete näinud? Mul on ainult see video, kus mingi vend kuseb Elroni tooli peale nagu, ise õnneks ei ole näinud. Me oleme vist natuke erineva ajastu inimesed, aga kunagi oli siuke asi nagu IT-nurk. Ei tea. No see oli nagu Eestis esimene meme-center nii-öelda, see oli nagu mingi nainkäigi ajastu asi. Ja siis seal IT-nurgas oli pilt mingist parmust, kus juures ma arvan, et see oligi see sama Edela raudteerong, vana see rong ikka mäletate. Ja siis istus seal nagu ühesõnaga situs täis ennast seal rongis. Siis tal oli nagu see... Shit happens. Kõik oli sitta täis ja siuke pilt oli mul silme ette. Mingi kiledressides parm ja kaka. Ei, need pomsu asjad, need tavaliselt on alati pomsid, mis siis
content'i annavad. kes need täis situvad ja kusevad või? Võib-olla jah. Võib-olla Imelik oleks näha küll, kuidas kuradi tavaline inimene kuseb kuhugi kuradi pingi peale Elronis. See ei olnud... me kunagi kusesime, kui need vanad rongid olid, vaata nendel oli veel tambur oli vanades rongides, mäletad see vaheosa kuradi, kus loksus. Siis seal käidi kusel, sest vetsu polnud, siis kuseti sinna. Üks video ringles just TikTokis, kuidas mingi vend, mis see on, see sparrib nagu õhuga, mingi kuradi, kuidas seda nimetatakse? Kes kontaktni boks on see? Ei, lihtsalt mingi tatt on nagu seal bussis pakkunud mingi number 36 ja paneb lihtsalt, seisab akna ääres, pani kuskil peaks see video ka olema, sealt naljakas. Tahtsin seda, ma olen näinud, kuidas see Poms on akna taga. Niimoodi, et see oli siuke akna taga, et see oli nagu õues veel. Nagu siuke, et sealt läks mingi eskalaator alla, vaata, siis seal oli mingi üleval mingi aken. Ja siis ta lihtsalt seisab seal taga ja paneb pihu. Inimeste peale, kes nagu kõnnivad ümber, nagu lihtsalt lives lihtsalt paneb pihu nende peale. TikTokis oli ka just mingi, ei, mitte TikTokis, Facebookis keegi jagas postitus nagu, kus mingi vend panebki nagu, türa otsa on näha nagu ja panebki nagu pihku, vaata, et see bussis, ma olen näinud seda pilti ja siis see munni ots on seal nagu see teiselt poolt seina on näha munni ots see on nagu see pingid saavad otsa, siis tuleb see seisukoht seal on nagu see sein, aga seda seinas on mingi väike pragu ja siis on lihtsalt türa otsa näha jumala fucking haige nagu päris kena maasikas ikka see, et elu läheb sinnani, et sa paned ühistranspordis kõikide ees pihu ei, aga vaata, et ma saan aru, et kõigil on mingi kink või asi on ju, aga kas nagu, kui sa ei võta arvesse seda, et nagu sa ikka ju arvad, et teistel ei ole nagu hea. Ma saan aru, et vaata, äkki sa teed seda sellepärast, et sa arvad, et teistele meeldib, siis on nagu... Ütlete, mingi laps on seal nagu... Jaa, aga ongi ju laps seal. Tõenäoliselt on. Nagu, et... No aga samas õpidki elu kohta, no kuradi, ema ütlebki, et näed, see on pervert, ta paneb bussis pihku ära, sa nii tee. Ei, hoia eemale. Hoia temast väga kaugele. Noh, noh, väga õige ju tegelikult, et ega kuradi, sa ei saa lapsi, või ma võin öelda, mina olen ehe näide sellest, kuidas vanemad üritasid mulle näidata, et maailmas ühtegi pattu pole ja mis juhtus, ma hakkasin pena tegema 13-aastaselt. See on, mitte, et ma oleks mingi penasõltlane olnud, aga sa ei saa varjata igavesti pattusid. Üks, et inimene saab aru, et Slava Ukraini mädaneb ja on skeem hoopis. Üks, et lähevad asja mädanema, kurat. Selge, järgmine küsimus. See Black Powerist pandi ka räigelt raha kõrvale. Need, kes seal alustasid. Black Lives Matter, sa mõtled? Jah, Black Power, sa mõtled White Power. Black Power. Ja Black Lives Matter. Ei, no ja nende raha eest osteti mingi villasid nendele inimestele nagu... Siin pole munnigi imestada. See oli need mõlemad osapooled väga putsis. Siis see lihtsalt nagu, et mingid nii valged kui ka tumedana siis inimesed käisid nagu mingi rajotimas ja lihtsalt mingid täiesti süütud inimeste kuradi hooneid ja ärisid nagu. Ja ka tumedanaiste inimeste hooneid ja ärisid nagu rüüstamas. See oli nagu... Ja jumala hästi panete Ameerika. Jumala hästi. Türa, USA kontrastid olid väga huvitavad. Ma käisin siis kahte asja vaatamas suures Amway for some reason. See kuradi Hiigel Arena oli Amway nimeline, sest selle püramiidskeemi nimeline. Ja ma parkisin auto eri kohtadesse ja siis üks päev käisin wrestlingut vaatamas, siis jalutasin läbi mingi rajooni, mis oli nagu parmud elasid, kodutud narkarid elasid telkides, vaata, mitu tänavat lihtsalt telgitäis narkareid. Ja siis 2 päeva hiljem parkisime auto veits teise kohta, siis oli suur ilus kesklinn ja see oli mingi 10 minutiline jalutuskäik nagu ühest kohast teise, vaata, siuksed kontrastid nagu. See on jah, see on see Ida-Euroopa. Ma räägin Ameerikast praegu. Ida-Euroopast täpselt samamoodi. Ei tea, Eestis küll pole, siin on mingi 3 narkarit on. Narkarit tea, aga sa võid sõita autoga, ütleme näiteks sealt kuradi fucking sul on SCB, see suur maja kõrval on ju. Jaa. Sa sõidad sealt 5 minti ja sa oled slummis peaaegu nagu. Mis see slumm on? Ma ei tea, ei nagu see arhitektuur
jah, Keldrimäe on jah, päris inetu. See on veel kusjuures niimoodi, et et nad tänavad jooksid nii pidi ja siis nad ehitasid meelega majad nagu vastu tänavat, et nagu oma nõukogude asja nagu siis totaalne olla selles nii-öelda. Meil on siin uus teema, meie tänavad hakkavad nüüd niipidi jooksma ja siis järgmine küsimus. Minu arust, see on väga hea küsimus. Priit küsib, mis muudatusi Eesti hip-hop festivali korraldamisel tuleks teha? Mis muudatusi? Ma arvan, et need muudatusi juba on tehtud. Wow. No shit, tere. Mida mitte? Okay. Nagu näiteks sinna tehti, no muidugi sa pead ka vaatama seda, et tänapäeval need inimesed, kes sinna F-ile lähevad, need ei tarvita ainult seda Eesti hip-hopi. See F ei ole enam see, mis oli 10 aastat tagasi, vaata. Nii. Ehk siis nüüd seal on näiteks mingi eraldi koht, kus mängitakse DMB-d. See on hea. Ja, aga trummi ja bassis on, hip-hopis on hästi palju trummi ja bassi ka, sellepärast ongi seal. Yeah. Aga et kõik, kes seal on, ikkagi tarbivad hip-hopi. Ja, seda küll. Et selles mõttes, et lihtsalt ülisuur osa hip-hopi tarbijatest tarbib trummi ja bassi ka. No aga hip-hop ongi väga levinud. Hea meelega tarbid hip-hopi, mis asja? Ma ei tea, mis muudatusi, võib-olla nagu just võib-olla artisti poolest. Artisti poole pealt ma ütleks, et nagu see on nagu vahepeal just seda produktsiooni on nagu, see on veits kehv, no ma ei tea, heliga on nagu vahepeal probleeme olnud ja ma ei tea, et see lava on olnud nagu 15 aastat täpselt sama, Tuborgi selle kuradi küljega, noh. No jaa, aga lõpuks kuradi palju üldse Eestis on festivale, mis ennast ära tasuvad, vaata. Ja miuke fucking kahju kepp on festivali korraldada, siis võib-olla F on, ma arvan, üks kergemaid nagu selles mõttes. Tõsi, seal pole bändega munnigi on, jah. No mõnel võib-olla on, aga nagu kujutate, mis on grindil, nagu seal on välisartistid, mingid äftekad, seal on nagu mingi raadiotega, mingid kuradi meediadiilid, kõik jutud nagu, et seal on artistide line-up on palju suurem. F-il on lihtsalt see, et sul on võib-olla nagu lagi 8 A või B klassi nagu artisti. Ülejäänud on nagu mingid SoundCloudi, mingid need, kelle raider ongi nagu mingi Hesburger. See oleks võib-olla kõige keerulisem raider, aga ma ei tea, mingi Viin, LV. Nojah, aga grind on ikka maailma tase ka raisk. Nad on ikka väga tublid. Inimesed jõuavad nagu kaugele sellega. No juba jõudnud ju. Ei et see ei ole veel päris nagu Weekend Festival. Ja, seda küll. Aga see on ikkagi väga profilt panevad. Kuigi, et see ei ole võib-olla 100% minu maitse, aga nad panevad aga seal on juba ka nii lai nagu haare. Tõsi. Trummi, bass, pop, rap. Nüüd tehti eraldi house'i ja technolava nagu. Nice. Lähed või? Te esinete seal? Jah. Joss rääkis kunagi, et tahtsid Bring Me The Horizonit vist sinna võtta. Et saadki nagu, see on nagu nii fusion festival, mis on nagu festivali poole pealt ka nagu hea, et sa saad teha nagu, saad kõike seal teha nagu, et seal ei ole nagu raamides mingi. Ja kuidas nendega asjaajamine on siis? Megaprofid nagu. Jah. F-il sa võib-olla nagu vahepeal pead taga ajama mingit infot või midagi või. Aga seal on nagu kellavärk või? On täiesti nagu kõik asjad minuti pealt. See produktsioon on niisugune, et nende ekraanid maksavad ka nagu rohkem, nagu need LED-ekraanid, mis mõne nagu terve budget on nagu, et nagu lahe. Me olime Openis ja me eelmine aasta seda festivali pealaval ja meil oli mingi fucking juba mingi ilutulestikud, mingid leegid, tossud, kõik asjad nagu. Nice. Jopab kui nagu tossumasina saad kuhugi üritusele nagu see Heiseri nagu, seal on kuradi CO2, need see on nagu lahe. Aga seal on vist see, mis asi on CO2? CO2 on suruõhumasin või nagu või? CO2 on see tuli või?
süsinik on see muidu vist või? see on, DOS on nagu mingi vedeliku põhjal, CO2 on nagu vist nagu no mingi, no erinevad asjad. DOS on, no tead DOS-u masin lihtsalt nagu vaata, et Heiser, ja vaata see on DOS-u masin. CO2 on nagu ikka nagu, vaata see külm, see kuradi mingi nagu ühesõnaga sa ka ei tea, mis CO2 on, no selge, ühesõnaga mingi kõva asi ühesõnaga. Ma ei tea, no lihtsalt jah, mingi DOS nagu, aga tugevam. Aga seal on tõesti, aga seal on ka karbondioksiid. Seal on ka siuke sats kokku saanud ka, et noh, et võib-olla see on ka nagu harv juhus, et nii osavad tüübid panevad pead kokku, vaata. Sest nii palju nagu Eestis annab ikka, ma arvan, igal pool ilmselt. Need tüübid said nagu pead kokku ja siis said osavateks nagu. Jaa, ei, seda ka muidugi. Aga sükest õliorgunni on hästi palju Eestis, ma arvan, sükest nagu saamatut orgunni. Mõned teevad nagu asju poolkõva munniga. Ja ma mitte ei jälesta, aga ma ei saa sellest aru, et sa juba nagu hakkasid midagi tegema, miks sa siis vaeva ei näe või? Ja siis sa nagu valetad ja teeskled endale ja teistele ka, et sa tegid hästi, vaata. Aga ma lihtsalt tahtsingi väiksemale sihtgrupile või mingi ja või mingi ei no kui see ongi, meil ongi siuke pohhui vibe sellega, vaata. Mingi kuuled, et monitori töötla lava peal, see ongi, see on freestyle lihtsalt, vaata, noh. See on indie. See on nagu vaata Siim Nestor vahepeal kritiseerin mingid SoundCloudi mussi, on ju? Nii. Kritiseerin, noh, andnud kriitikat. Mulle tundus, et ükskõik mis muusikal on nagu sitt mix ja master on kohe nagu mingi nii tark muusika, noh. Ei, see on lihtsalt nagu mega sitasti tehtud, see ei tähenda, et see on nagu indie või ma ei tea. Ja kiputakse otsima tähendusi sealt, kus neid pole. Ei ole. Ma praegu vaatasin, et Eerik oleks väga ilus naine ka. Küll jah, sa tegid just pildi ka selle filtriga. Sina screenshotisid selle ei või? Snapis on naise filter. Ma olen kursis TikToki naise filtriga. Snappi mul pole, ma ei saa sellest aru. Mul ka ei ole. Sealt saab, ma saan ainult sellest aru, et sealt on kuradi lihtne ained osta. Obsee raisk. Näita kaamerasse ka. Öelge ausalt, kas kepiksite? Ma panen ise. Mina küll hitiks, ma ei tea. See näeb välja nagu keskmine kauplusaasia külastaja. Ei ole, see on ikka peib. Aga see filter teeb nagu kõhnemaks värki ka nagu. Kui mul oleks lihtsalt nagu pikkade juustega ja suurte tissidega, siis see oleks nagu teine teema nagu. No. Tähendab lihtsalt pikkade juustega. Siis on mine putsi, öelge iga festivali kohta üks asi, mida muudaksite. Ei viitsi vist eriti. No Grindile paneks raudselt meid sitaks hilisele ajale. ma paneks ise ennast listi kõikidele Eesti festivalidele. F-il teeks produktsiooni parema nagu, et lava ja mingi heli parema. Pühajärve Jaanidel on näiteks, ma ei tea, palju neid festivali ikka on nagu. Mis teie lemmikfilmid on? Jan Uuspõld läheb Tartusse. Ma olen 30 korda vist vaadanud seda. See on lege, jah. Me just käisime eile ka, siis mõtlesin Fight Club seal. See on hea. Nagu, mul ei ole nagu YouTube'itud, et see on minu lemmikfilm. Aga see ikka oskad paika panna, mis kõige rohkem mõjutanud või mida sa vaadanud kõige rohkem või mis sulle meeldib kõige rohkem. Tatina oli lemmik Karate Kid, see. Ja ma vaatasin ka seda mingi päris. See originaal. See on sinu ajast, see kus Jaden Smith on. Okei. Seal on Jackie Chan ja Jaden Smith. Meil on tõesti nii palju vanuse vahet, et... Aga sa vaatasid seda originaali, on ju? Ja, muidugi ikka. Kas nüüd on see koht, et teie ütlete telefoni kohta telefon, aga ma ütlen mobla või? Telo on. Telo. Jaa. Telo, jah. Aga kui sa nagu teeksid seda, et hakkad... See on ikka nii. On nii, mitte nii, jah. Hallo. See on see GTA Sunny telefon, see klots, vaata. Vice City Telo on see, jah. No selge.
mitu korda GTA San Andrease läbi oled teinud? Ühtegi korda ei ole. Ühe korra. Ma põhimõtteliselt tatina suutsin mängida ainult selle otas, kas see auto, see kuradi SS linnas mingi 10. missioon, kus sa pead bounce ima nende autodega, vaata. Mega fucking pask missioon on. Ma selle nagu nüüd teeks mingi SA korraga ära, aga siis see rongi missioon mulle putsis. Ma sain teise linna ja seal on vaata see, kus sa selle kuradi puldi helikopteri asjaga pead lendama ja vaat seal, siis ma panin uninstall, siis ma ei suutnud enam. See, kus see mingi Berkeley's bringing tanks, call, see mingi vinguv, mingi nohik. Türa, see on nii pask, mis see on Eerik. Ma tegin just, no koroona ajal tegin viimati läbi. Ma olen ikka teinud ikka. See on nice pela, ma pelasin Sampi ja MTA-d nagu palju. Vot nendeni ma ei jõudnud, jah. Selge. Mulle meeldis see, mul piisas sellest nagu, et ma mängisin välja sinna, tegin selle kuradi autotuunimisvõistlused, no ma ei teinud seda ära, aga ma sain vaata selle autotuuningusse minna. Ma sain auto ära tuunida, mul räigelt meeldis autosid tuunida seal. Ja mul oli mingi... seda ja siis no, mul piisas sellest, et ma mängin sinna maani. Mul oli mingi baag, nagu et noh, piramäng muidugi. Ja siis ma panin selle alati oma mingid ägedad autot garaaži ja siis üks tulin järgi, vaatasin autot pole raisk. Putsi. See oli hea, äkk pani auto garaaži. Ei, oota, see ei toiminud seda. Või tegi, et pani auto garaaži, siis auto paranes ära. Jaa, oli jah. Niimoodi oli. Kahjuks ei ole päris elus nii. Parim ravim, mida alkoga võtta? Ükski. Selge. Siis on suge küsimus. Kunagi meesr olete teinud? Mida? Ma ei tea, 2 inimest küsib. Kunagi meesr olete teinud? Ei ole. Ma ei tea, mis see siis on. Ja siis küsid, kas suvel õiseid striimaga tuleb? No õhtuseid tuleb. Ja kellegi lemmikfilm on ka Jan Uuspõld. Ideaalne vend. Mitu korda teeksite sama naist, kuni igav hakkab? No nii kaua, kuni igav hakkab. Jah. Jumala loogiline küsimus tegelikult. See on see Nublu lause, vaata see, et kaua sa ikka sama põldu künnad. Jah. Kus ta seda ütles? Mulle ütles kunagi. Ma mõtlesin, et see on mingi asi, mida ta ütleb kogu aeg. Nüüd ta ütleb raputan. Tal on jah ilmselt hästi palju sünonüüme seksimisele. Võib-olla jah. Raputan, jah. Täitsa süke küsimus, mis teie lemmikseen on? No ikka munni otsa. Ei, need seenekese kommid, mis selkus müüakse, hapud, üliad. Ei, tegelikult nagu... See Magic Mushroom ikka muidu... Türa, ma sõin neid trühvleid amsis. Suht napakas tunne oli. Ostsin neid ja siis... No ma käisin Amsterdamis. See oli täpselt sükse väikse poisi unistus, aga ma enam ei ole väike poiss. Ma olen täiskasvanud mees nüüd, et siis oli mingi äge küll ja ostsin poest neid trühvleid. Siis see sama pood mingi räige kuradi, mingi psüü käib vaata ja mingi kuradi värvid on igal pool, siis vend tuleb iga kord sama jutuga, vaata. Need some help, bro. Siis this one little bit of colors, this one very strong, vaata. Ja siis tulime 2 päeva hiljem täpselt sama jutuga. You need some help, bro, this one little bit of colors. Ta ütleb, et seda mingi 30 päeva. 30 korda päevast. Ja siis sõin neid trühvleid nagu, no ma ei tea, noh, mingi äge. Rongis, jumala tüütu oli. Rongis? No see oli niimoodi, et ma tein... Leiga kohta Amsterdamis, kus seeni teha. Ei, no see oli niimoodi, et ma ostsin need trühvlid, siis ma läksin Prantsusmaale. Prantsusmaal on üks klooster, mis on siuke nagu isa majandav kunsti residentuuri midagi. Sa saad seal ööbida ja mingi tööd teha, vaata. Inimesed käivad seal raamatut kirjutamas ja mingi ükst asju. Ja siis noh, Ruut oli seal, ma läksin sinna talle külla ja oli mingi ma ostsin neid trühvleid, vaata. Ma ei tea, kas ma täna tahan, et ma ei tea, no vaatame. Ja siis lõpuks on see, et mingi kuule lennuk läheb, et sööme siis ära need trühvlid. Siis oledki mingi rongis paukus lihtsalt, vaata, mingi äge. See nagu lihtsalt täiesti mõttetu, jah. Aga noh, saab poest, jah. Nii, mida teeksite, kui näeksite, et koolivetsus on sitt potist mööda läinud? Läks teisi sinna vetsu.
teeks pilti teeks pilti, sõltub kui räme junn on. Eerik on vahepeal vedelas sitas saatnud meie grupi chati pilti lihtsalt. ma saadan kogu aeg, mind on lisatud ka, seda enam ei ole, aga kakagrupp, ma ei tea, olete seal või? Ei ole, minul ja Eerikul oli Instagramis siuke anonüümne see on olemas sul? konto ja mul ei ole ligipääsu selle nagu kakablogi. Panime iga päev pildi enda kakast sinna. No sitt on naljakas siis, kui sa ei pea seda nuusutama, vaata. Aga peer on peaaegu alati naljakas. Minu meelest ei ole, ainult siis on, kui mina teen. Ma just tahtsin öelda, et inimesed, kes ütlevad, et peer ei ole naljakas, valetavad. See on nagu see, et sa ütled, et sulle ei meeldi Smiler, sulle tegelikult meeldib. Samamoodi nagu haisuga. Kui see tüüp paneb mingi munahaisu maha, vaata. Siis on ka naljakas marus. No jaa, aga sa oled ikka... Ma ei tea, minu arust see on siuke, teate neid tüüpe, kes käivad ülikonnaga 11. klassis iga päev Fedora ja ülikonnaga, vaata. Need vennad ütlevad, et peer ei ole naljakas. Ei, peer on naljakas, aga mulle ei meeldi peeru hais teiste oma. No selge see, prohvet on rääkinud, see on jumalate sõna. Noh, et mul on nagu foobia selle vastu. Eerik võib rääkida. No siin ei ole midagi rääkida. Erik, räägi siis peeru haisu foobiast meile. Ma praegu otsin, nagu panid retsi peeru maha, siis ma nagu proovisin, kas ma suudan olla. Õnneks ma ei tundnud seda, aga nagu iga kord, kui... Aga sa proovisid, kas tuleb ikka ninna? Ei, ma hingasin nagu millimeetri kaupa, et kohe, kui ma tunnen seda nii. No mõtlesin, mul oli veel protsess, et mis ma teen. Üks mõte oli see, et ma peeretan mikrisse, siis teine mõte oli see, et ma lähen sinna peeretama, aga siis ma lihtsalt peeretasin siia. Mis sa arvad sellest mõttekäigust? Mitte väga palju. Nagu see, et minna teise tuppa on ka, nagu me ei ole mingi fucking, mina ei tea, kes nagu. Et teie ees ei tohi peeru panna. No on ju. Miks? Või miks sa läheksid muidu teise tuppa peeretama? No et haisu poleks. Jah. Nii. Kui sa enda hoomide või kui sa oled enda sõpradega, siin ei koti tilkagi ju. Oleneb, putsi, kui mul on kõht korrast ära, siis ma ikkagi nii palju hoolin oma sõpradest, et ma ei pane mädakat, vaata, kui nad seal kõrval istuvad, et see pole ka nagu... Ma ükskord panin räigelt mädakat neile. Hakkab tulema raisk. Tartus võisime korteri, ma ei tea, mul oli mingi peeru arsenal veits. Ja no need vennad surid. No oli, kas te olete siis loogiliste poiste loominguga kursis? Me laseme peeru. Kus see loogilist poisid võib olla nagu minu esimene mingi eeskuju. Mulle meeldib, et mingid asjad on nagu ajatud, vaata. Ei no mul oli lihtsalt, mul on vanem õde ja vanemad sugulased, et maal olime, siis ikka nagu, nad kuulasid loogilisi poisse, ma arvan, kui ma tahaks teada, kes need inimesed on ja kus nad on. Tartu tüübid raudselt. Ma sõidan bussiga Tartusse ja bussiga roiutan sisse. Nad ütlesid ka ju, et mis see on? Roiu vennad. Roiu on. Tai, no siis ongi mingid rida elamud. Mul on täielik loor selle kohta, kes MC Vimpeline, kuidas see video sündis ja kes seal videos on. Potased kuluvad. Aga ma tean seda storyt. Ma käin kusel ära. Ärme räägi, ma arvan. Äkki see on nii... Ei, no see on mingi mõttetu jutt tegelikult. Need, kes seal videos on, need ei ole... Ei, need ei ole seotud kuidagi, nad lihtsalt tegid selle video. No see on mingi tegelikult mingi tüübid, mingid kuradi biidivennad Tartust, vaata, mingi kuradi... Ma olen selle vennaga chillinud, see, kes selle biidi tegi. No selge. Kes kirjutas selle, aga see, kes seda räpib seal, see on vist nagu täielik, nagu kannab mingit hõbe foliumütsi nagu siuke. Sooda peast. Seoses soodaga mul oli eile niuke olukord. Putsi, ma pissi häda raisk. Ma käin kusel ära, siis ma räägin olukorrast. Siis te võite nii kaua vastata küsimusele, et kus on kõige kahtlasem koht, kus kasutatud kondoomi olete näinud? Muusikakoolis. Aga see on kasutatud, see oli lihtsalt, ma ei tea, nagu lahti võetud pakist.
kustud, pestud, kammitud, jah. Sa ei taha rasta? KPM, koju pihku magama, tead seda või? PVH. PVH ja KPM. Ühesõnaga olukord oli siuke, ma tegin eile jumala sitt open mic oli, aga ma tegin Valmer Muisas seda mingit nagu open mic'i ja siis parasagu tegin nalja nagu Andrew Tate'i üle vaata ja ütlesin, et need oli nagu, et mingi, kes on need inimesed, kes nagu päriselt mõtlevad, et Andrew Tate'i jutt on äge, vaata. Tatid. Et kes nad on, et okei, ütlesin ka, et okei, kui sa oled 14, siis saad andeks, vaata. Aga kui sa oled nagu 40, siis sa ju ilmselt kaotasid oma süütuse 5 aastat tagasi prostituudile ja maksad peale, et neile peale peiretada ja siis Erik Orgu hüüdis sealt. Wow! Vend läks jumala närvi, vaata, et ma Andrew Tate'i mõnitasin. Ja ma ei saanud aru ka, kas ta teeb nalja ja mitte, vaata, ma olin mingi aga ta oli nagu jah, ma siis tean, et Erik Orgule päriselt meeldib Andrew Tate. The fuck? aga ta oli nagu jah, nagu päriselt natuke häiritud. See on Erik Orgu. Oota, tegid open mic'i või? Ma teen, jah. Aga killid ka või? Enamasti killin. Pombid ka või? Käib asja juurde. No ikka, et nagu ma vaatan mingid vennad, aga ka mingi stand-upi tegema, see Hello I Andres, sa oled näinud või? Kas nad teevad nagu stand-upi või nad lihtsalt teevad nagu üritavad nalja teha laval? Või ma ei saa aru. See on kurb. Ei, ma ei tea, ma pole näinud. Ma mõtlen mingid uued tüübid, nagu sina oled nagu. Kas see ka nagu stand-up on vaata nagu mingi siuke nagu kunstivorm, et seal on ka nagu nii palju mingeid nagu, ma ei tea, ma lihtsalt olen vahepeal mingi neid Ari ja nende mingi podcast'e kuulen nagu, et see on ka nagu freak show või mis sa tahad öelda? Ma ei tea, mis ma tahan öelda. Kas sa nagu päriselt oskad või sa nagu lihtsalt proovid? Seda tahan mõistada. No julgen öelda, et oskan ikka, jah. Oskad, jah? Jälgid palju nagu stand-upi ka? Ei taha imiteerida, siis ei jälgi. No põhimõtteliselt ma nagu hakkasin üks hetk, ma orgunnisin mingit, muidu ma produsin asju, orgunnisin asju ja siis orgunnisin mingit musavideot ja see oli mingi täiesti mannetu sitt ja mõtlesin, mida vittu, ma näen vaeva, et nagu, et keegi teine saaks teha, ma pigem teen ise lihtsalt. Ja siis ma hakkasin enda asju tegema. Ma õppisin Viljandis nagu lavastajaks, vaata, aga see oli nii tüütu, et ma kvittisin ja siis ma selle stand-upi asendasin sellega. Pigem ikka tuleb välja, jah. Okay. No ma proovin tulla siis. Laed netti ka nüüd või? Lindistad? Sul midagi on või? Ma ei ole laadinud, aga ma laen jah lähipäevil, et mul on vaja ikkagi siin pileteid ka müüa, siis ikkagi midagi laen. Jah. Palju sinna, mis see on uues lainis või? Jah. Palju sinna johti nagu müüa saab? Istudes on 120. Müüd ära või? Ma arvan küll, jah. Ja seal ikka inimesed teavad ka sind ju nagu skenes no ju vist jah stand-up on nagu ma usun küll, et meil on mõni jah stand-up on nagu mega loogiline asi tegelikult, mida ma võiksin teha et ma ei pea kellega arvestama, ma saan ennast üksi teha ja nagu ma olen eluaeg loll juttu ajanud suust välja, nii et tuleb naturaalselt siis no selge, see on töö on töö, no ütleme nii kuule, aga teate meil on täna väga hästi läinud, mul on siuke tunne, et kuradi lähme lasame Rakulkat ja paneme poe kinni paneme poe kinni vastame siis ühele küsimusele veel või kes on halvim influencer? See, kes kutsub ennast influenceriks mina no selge. Vastus käes. Mul on üks traditsioon on veel siin, et kui te saaksite meie seenehoidist väestada, palun. Seenehoidist? Ma toon seenehoidise, et lugege mingi väesalm peale sinna. Mis asja, peab mingi salmi lugema või? Siis purk seeni. See oli pask praegu. Kinki. Ma ralli ära lõpetada siin. Sa tahad, et me sööks neid asju või? Ei, ma tahan, et loeksite väesalmi siia seene peale, et väestage seda seent.
väike mantra nagu . Seeneke, väestan ma sind. Seeneke, väesta sa mind. Maidukil, seeneke käes. Mida iganes, no ise ka näed. Selge, aitäh. Maks ära nüüd ole siukse näoga, nagu sul oleks Peeru näkku lastud. Tee ka väike väesalm. Seda spirituaalset energiat. Tee väike väesalm, ära põene. Ära situ just, tee väike. No ära tees. Mis mõtlen? Oota mõtled Kas ma võin lasta midagi või? Ei, see peab sinu seest päiksepõimikus peab tulema see tee nüüd, kurat. Ma tahan hoopis lasta. Ma tegin ühe seene demo. No pane siis. Reklaam on. Head aega. Kuuleks seda. Aega pole, töö tapab. Ometi on kõigil kõrini vilisemisest. Juba mitu tuhat aastat põgenevad inimesed hirmudest. Kus sa võtsid selle? Meie peegelpilt ei vasta kujutisele ideaalist. Mis siis? Ei pea olema selgeltnägijad tulevikku näha. Ela ja tunnet elad. See on kõige lihtsam filosoofia, mis toimib. Sule silmad, ära vaata tagasi. Hinga sügavalt ja hüppa üle iseenda varju. Tule koos minuga. Ma olen Ketteriaan. No selge, lähme laseme Rakulkak ka või? Ära lasen, jah. Aitäh. Aitäh selle väestamise eest. Aitäh Klišeerikule ja Maxile, et nad tulid siia rocki tegema. Aitäh, väga tore oli. Tuli Ränava tänavalt, tulete. All woman or man. Ma lülitan selle striimi siis telosse ümber, laseme Rakulkat natuke. Aitäh kõigile. Täna ma käsipüksis ei jää siia TikTok'i. End stream ja kohe tuleme tagasi. Ja siis on kõik, noh. Tšau. Tere. Me oleme Rakulkat laskma veel korra. Kuule, Massa, kas nüüd... sinu jalas. Võta. Tobi kaunad. Tobi kaunad. Väikse viburaisk. Takkate koosolekut tegema või? Ei. Lihtsalt peole, jah? Siis on palju parem. Palju parem. Selge. Me teeme ära selle kuradi lasu siis. Näiteks. Mina ei lase munni, teie lasete. Lähme. Teeme nii, et ma lasen sind. Väikeste kivikestega võid lasta küll. Mitte näkku või midagi. Ma ei tea. Kuule, Markus, kuule. Markus, kuule näita seda Rakulka asja meile. Davai, raisk. Aga siin on kive kuskilt toogu, ma ei tea, väikseks. Ma panen sellega. No pane, jah. Pane sellega. Nii, siit tuleb Eeriku lask siis. Ma ei ole Eerik. Siit tuleb Madise lask siis. Ma olen Madis. Madis hakkab laskma. Madis lasi täiesti putsi selle ja nüüd on Eeriku kord. Oota, aga... Ei no see on see Rakulka, see on siit Rakulka lihtsalt. Ammu on otsas. Oi, blää. Seda ammu. Oota, millega? Siuke kivi, noh. Oota, ma tahan ka... Oi, blää. Oota. Seda peab täitsa nagu laadi või? Jaa, see on külmrelv on see ikka. Said pihta? Peaaegu, ei läinud. Väga hea. Kuulge, aga super. End of stream.